Nii, Tanel on valmis. Nii, aga lähme või? Oota nüüd, aga ma ei saa nii. Davai, Karl. Nii, siis hakkame pihta, aga ütlen... Karl. Tere, head sõbrad. Tere jälle, head võrkpallisõbrad. 28. juuniks on saanud kõrvuni Liivas podcasti tegijad kenasti pruuniks ja käes on meie saatesarja esimene juubel. Tõeliselt suur saavutus, vähesed saated on nii kaugele jõudnud. Meil on 5 osa kätte jõudnud. Aplaus! Ja tänases stuudios on siis Rinaldo kõrval, paremal käel võib öelda juba selline traditsiooniline duo. Kunagi nad koos ei ole küll mänginud, aga stuudios istuvad alati kõrvuti Urmas Piik ja Mart Tiisar. Tere teile! Tervist! Oot, ja kohe parandame. Korduvalt. Olete koos mänginud? Ühel GP-etapil kindlasti Tartus, jah. Ja kuidas läks? Veerandfinaalis äkki kaotasime Petropov Jaakelile 2-1. Äkki. Ütleme, kas oleks võinud 2-1 võit tulla, siis oleks võib-olla need mehed jäänudki kokku mängima. Kus Kusti oli toona? Kus te Kusti olite pannud? See oli ammu vist. Ma ei tea, kas Mart ja Kusti üldse tundsid 11. See oli enne seda aega. Enne Kusti aega. Sulle käib Mart ajaarvamine enne Kusti aega ja pärast Kusti aega. Ega. Aga meil ei ole Mart ja Urmas täna ainsad, kes on saates. Minu vasakul käel mehed, üks mees, keda kohtab saates vahel, aga mitte alati. Tere Kusti. Tervist. Perekonna nimi Nõlvak. Ja meil on täna siis Nilsi asemel stuudiokülaliseks mees Narvast, ma julgen öelda, meie kõigi hea sõber, rannavõrkpallur ja rannavõrkpallitreener ka, hoolimata sellest, et ta meie seltskonnast siit selgelt ikka noorem, Dmitri Korotkov. Tere, Tiima. Tere ka. No väga tore. Meil oli selline mõte, et kuna me soojenduseks juba ütlesime, et 28. juuniks on kõik saanud pruuniks, siis teeme sellise toreda pruunisuse duelli ka. Urmas ja Mart, palun pange käed kõrvuti ja vaatame, kes siis rannavõrkpalliteks. Oot, kas see on challenge? See ongi challenge, kuna meil jäi challenge tegemata, olgu kohe ära öeldud. No nii. No pika puuga ikkagi. On küll, jah. Mart või? Urmas? No ikka. Mul on heledad karvad lihtsalt. Jaa, mina ütleks sama. Mis asja sa ütleks sama? Karl, see on challenge. Jaa, Urmas, loomulikult. Ma unustasin ära, et Beach 44 on meie. Tiima ja Kusti lähevad teises poolfinaalis vastu. Siin teda Kusti võidab. Jaa, selge. Kusti. Ja nüüd palun Kusti ja Urmas, kas te saate kuidagi oma käed ühildada. No nii. Ja superfinaal ootab siis ees minuga. Nii. Ma ei tea, kus Urmas on viibinud viimased kuu aega, tundub, et Aafrikas. Aga Urmas, ma tahaks ka Urmasega kas siis see on esimene Beach 44 challenge võit või? No tundub nii, jah. Ehk siis palju õnne, Beach 44 1, Nõlvak Tiisar 3. Lõpuks saime aru, milles meie head oleme. Iroonia oli valus selles Mardi lauses küll. Aga jaa, challenge on tehtud, saame edasi minna ja kuna meil on täna sedasi Tiima kenasti külas, alustame Tiimast, kuidas suvi sujub. Kenasti. Ei ole pika jutumees, tänane saatekülaline, nii et saade loodetavasti väga üle 2 tunni ei lähe, oleme valinud õige inimese selleks. Et Tiimat iseloomustada, üks lause kõigilt meestelt Tiima kohta, alustame Mart sinust, sul tulevad alati sellised mõtted väga kiiresti. Tiima on väga suure... Head kuuled, tänane saade läheb ikkagi pikemaks kui 2 tundi. Iseloomustaksin Tiimat, ta on saba ja küünte ja sarvedega rannavõrkpalli mees. Urmas. Ja selles sees. Tuli tuletus ka. Väga ilus. Üks sõna pidi olema muidu. Ei, üks lause. Üks lause. Kui sul rohkem ühe sõna ei ole oma paarise kohta öelda, päris siis... sügavamõtteline, et meil siin selle lühikese ajaga on päris palju põnevaid teemasid olnud, mitte ainult rannavõrkpallist, mida me oleme omavahel arutanud, et see on päris põnev. Kusti? Tiima on väga südamlik, ma ütleksin. Tiimal tuleb pisar silma juba. Ja mis ta veel on väga... Treeningutes ma ütleks väga hea treeningkaaslane. Väga innukalt on trennides alati sees. Ja mis siis veel? Treenerina ka vist üle prahi ma olen kuulnud. Oleneb, kui kõrgele praht on pandud midagi. Aga väga tore. Tiimat iseloomustada väga palju ei ole vaja. Meie saate kuulajad Tiimat tunnevad Urmase paarina sellest hooajast, aga nagu öeldud, kunagi ka varem on mänginud mehed koos ja Mardi Kusti treeningkaaslane juba ikkagi pikki aastaid. No mitmeid aastaid.
mitmeid aastaid, nii et Indrek Verro hoolealune täpselt samamoodi. Aga väga tore, Timo, ma su enda käest küsigi midagi, et me saime juba teada, kes sa oled, läheme edasi. Pean tunnistama, et ma saan üle pika aja, selle kolme aasta jooksul nii palju komplimente. Ei, praegu ma olen saanud nii palju, et 3 aasta jooksul on nii palju kogunudki. Trennis sul pigem ütlevad poisid? Pigem mitte, jah. Pigem konkreetselt. Ja ausalt, aga täna me nii ausad ei ole. Aga läheme siis meie oma väga hea sellise toreda sissejuhatuse juurde, kus me siis küsime üks või teine. Täna on 3 asja ette pandud, nii et esimene küsimus teile kõigile, kas mängu ajal banaan või šokolaad? Ja Urmas, alustame sinust. Hea oli. No, mõistus ütleb, et banaan, aga süda küsib šokolaadi järgi. Aga mängu ajal kumb otsustab, kas ei, mängu ajal ma ikkagi saab vist mõistus võitu ja valiks banaani. Mart? Banaan kindlasti. Ma olen isegi mõnikord proovinud midagi muud, aga see magus asi jääb tihti kuidagi niimoodi suhu kleepuma, siis lähed väljakule ja siis 3 punkti veel ei saa seda šokolaadi suust välja, ikka veel on see magus lima suus, siis võib kahju teha rohkem kui kasu. Aga huvitav kuulda. Kusti? Ma olen väga suur šokolaadisõber, aga mängu ajal banaan. Ja Tiima? Jah, samuti banaan ilmselt. No kuuled üllatuvad, mina ütlen ka banaan, kuigi ilmselt ütleme keha vormi järgi võiks pigem otsustada, et šokolaad, aga banaan tõesti mängu ajal üldiselt väga hea toode, mida kasutada. Nii et soovitame ka banaani inimestele, kes võrkpalli mängivad ja see ei ole nüüd kinni makstud reklaam mõne banaani poolt. Teine küsimus. Aga kui mõni banaan kuulab ja tahaks meie saadet toetada, siis head sõbrad, meie saatel ei ole veel ühtegi toetajat, nii et hea banaan, sa võid olla esimene. Teine küsimus, kas Nublu või Arvo Pärt? Alustame teiselt poolt, Tiima. Mul on piinlik, aga ma tean ühte esindajad. Arvo Pärt oli väga tore. Jah. Ja no Nublu on sinu jaoks ikkagi väga lähedane. Kas siis, kui ta selle kuulsa loo Privet Korod Narva tegi, ööbis ta sinu korteris Narvas? Ei ööbinud. Tal oli mujal olla. Ilmselt küll, jah. Ma lihtsalt räägin ühe huvitav loo ära. Ma olen Tiimal külas käinud Narvas ja kui me mõtleme, et Dmitri Korotkov, et minul on ainult üks sõber, kelle nimi on Dmitri Korotkov näiteks ja ma usun teil ka, siis ühes trepikojas Narvas, kus siis Tiimo pere elab, seal on 2 Dmitri Korotkovi või rohkem isegi. Ei, seal on niimoodi, et me elame 7. korrusel, on Korotkovi perekond ja siis täpselt 1 korrus alla elab teine Korotkovide perekond, kes ei ole meie sugulasedki. Aga jah, seal Dmitrid vist ei ole, seal Maksim. Maksim, sinu vend? Jah, minu venna nii-öelda kaksik. Nimeliselt kaksik, jah. Nii et Narvast, me jõuame täna Narvast rääkida ka, aga selline huvitav fakt siia kohe algusesse. Okei, nii et siit tuli vastus ära. Kusti, kas Nublu või Arvo Pärt? No mõlemad väga meeldivad, kuidas ma siin valin siis ühte vastavalt sellele ikkagi, kus millist sellist energiat vaja on. Enne mängu üldiselt. Kuulad Nublut ja pärast, kui oled kaotanud, tuleb Arvo Pärdi. Ütleme, et lennureiside ajal on selgelt Arvo Pärt. Ja näiteks enne mängu on Nublu. Sa tõesti Arvo Pärti oled seda kuulanud sügavalt? Ja neid, ütleme, et vahel olen pannud selle Spiegeli nagu mängima selliseks 8 tunniks kõrva ja lihtsalt lendan. Mul on täpselt sama kogemus, Kusti. Mulle tundub, et mul ikkagi on nainest veel tippranna võrkpalluriks saada äkki. Kõik siiamaani klapib. Ma olen ka lennureis täpselt samamoodi. See banaani kuulad seda. Kõik on okei. Kellega sa järgmisel aastal mängid? Nii, Urmas, Nublu või Arvo Pärt? Pigem kuulatud tundide järgi kindlasti Nublu, aga jah, võib-olla siis tooks sellise paralleeli, et siin Eestis olles Nublu ja kui välismaale lähen, siis ütlen pigem Arvo Pärt. Et sina oled Arvo Pärt? Ei, mitte seda ei jääd uskuma. Mart? Ja võib-olla sarnane vastus natuke Kustile sulle endale, et kui näiteks peaks autoga sõitma ja taustamuusika käib, siis las käib Nublu, aga kui on aega võtta näiteks klaas konjakit õhtul ja kuulata reaalselt mingit muusikat, siis paneks ikka Arvo Pärdi. Klaas konjakit? Profisportlane Mart? Ei kui suur klaas? Tegev karjääri ajal. Ei jah, kindlasti ma räägin ikkagi karjääri järgsest ajast, et sellepärast ma praegu polegi veel Arvo Pärti väga palju kuulnud.
aga mina ütlen küll, et Arvo Pärt, mina kuidagi kooli ajal ei teadvustanud seda, kui suur mees ta on ja millist muusika ta teeb, aga ma olen hilisema, sellest tundub ikkagi inimene saab aastatega targemaks, et ma olen avastanud Arvo Pärdi geniaalsuse ja see spiiglemispeegel, täiesti ma ei tea, palju teisi heliloomingulisi selliseid palasid, mida võib kuulata terve päeva tõesti. Ja seda sa võid kuulata ja ainult paremaks läheb tuju. Aga Privet, korrad Narva, kui see ka välja tuli, ma kuulasin ka seda hommikust õhtuni, ma pean tunnistama, aga see ikkagi mingi hetk panin jälle Arvo peale. Nii, aga järgmine küsimus. Kas plokipuute tunnistamine ja seetõttu mängu kaotamine või plokipuute eiramine, kuigi plokipuude tegelikult oli ja seeläbi mängu võit? Me räägime, ütleme, tähtsast mängust. Ütleme, et see on finaal, Kusti Mardi puhul MK-etapi finaal, Tiima Urmase puhul Eesti etapi finaal ja minu puhul siis lihtsalt teen trenni sõpradega. Ka väga tähtis. Mart, alustame sinust. Jälle minust. Sa tuled pikad laused. Ütleme nii, et sõltub natuke olukorrast, aga võin öelda, et on juhtunud olukord, kus eirasin plokipuudet matš palli ajal ja võitsime mängu. Eirasid plokipuute tunnistamist, ütleme? Tunnistamist, jah. Aha. Et kohtunikud ei näinud, vastased küll kahtlustasid ja natukene appelleerisid, aga mitte nagu nii tugevalt, et mulle tundus, et nad 100% kindlad ei olnud, et võib-olla siuke 80-20 ja siis oli siuke safe, et vaadata kohtunik otsa, teha niimoodi. Kus sa... Ja siis nad pani hästi kiiresti, mäng läbi, tõispukist alla, siis mul oli juba vaikselt võisin tunnistama hakata. Vaikselt hakkasid, selline kohtuprotsess algas vastaste. Mul enda sees, aga vastastele ma ikkagi, ma jätsin neile selle teadmatuse. Kus see oli ja kui tähtis mäng see oli? See oli väga tähtis mäng, see oli mõned aastad tagasi Jurmalas suht alguses ja siis pärast seda me jõudsime finaali. Kuhu see pall sind tabas, ma küsin sellega ära, lähme detailidesse. No tavaliselt ta tabab kuskile hästi väikese sõrme otsa näiteks. Lähvid. Nii et seda peaaegu nagu ei näegi. Okei. Urmas, sinu vastus? Päris hea küsimus, jah, ma arvan, et mul on ka... Oota, kas Mart vastas küsimusele ka või? Sorry, ma läksin edasi juba. Ma olin väga sõltuvalt olukorrast ja sõnaga ja sõltuvalt mängu siuksest mängu kulgemisest või? No kui sa räägid ikkagi matšpallist, siis olukord on juba suht konkreetne. Aga see pigem sõltub sellest, kui selge see vastasel on. Kui vastasel on see asi ikkagi väga selge. Väga selge. Ja ma näen, et nad 100% kindlad ja ma ise ka näen, et siin ei ole mõtet, aga kui vastane kahtlustab ja ma näen, et seal on 50-50 ja kohtunik kindlasti ei näinud, siis ma võin õlgu ehitada. Ja ma ka selitan ära, võib-olla kuulad mõtlevad, et Mart on selline sadist lihtsalt, et ta ei tunnista, aga lihtsalt päris elu on vist see, et kuna mängitakse raha peale, mängitakse väga tähtsate punktide peale, siis see lihtsalt on tavapärane, et ei tunnistata, et kohtunik on selleks turniiridel, et teha otsuseid ja kui tema ei otsusta, siis ei pea ka mängija seda nii alati välja ütlema. Jah, seda sisemist debatti on mul olnud tegelikult rohkem ka, et see on ju umbes nii, et see tunnistamine võiks olla selles suhtes nagu 100% olla aus, aga samas, kui kohtunik seal on ja teinekord ma olen 100% aus ja ütlen, et ma ei puutunud seda, sest ma olen 100% kindel, ma ei puutunud, aga ikka veel vilistatakse puude, mida on ka väga palju juhtunud, siis tahaks nagu sinna poole kiskuda, et okei, selleks meil kohtunik on, nii nagu tema näeb, nii need asjad on. Ja see tunnistamine on pigem nagu teatud olukordades selline nagu boonus või mõnikord isegi taktikaline, et mängu alguses väike puud on tunnistada ära, näitad, et ma olen aus poiss ja siis lähed oma salajase plaaniga edasi. Retsiks lähed edasi. Et umbes nii. No ma ei tea, kas vastust tuli, aga väga huvitav jutt tuli vähemalt. Urmas? Ja Mardil on natuke sarnane, ma arvan, et ma olen olnud mõlemas olukorras. Üks tuleb küll nii-öelda muru peale võrkpallile meelde, Hiiumaa turniir on selline, kus oli selline olukord tõesti, kus minu kätest löödi välja, vastased nägid, aga kohtunik ei näinud, vilistas mängu ära, mina ei tunnistanud ja siis ma päris tihti teen seda, aga see oli täpselt selline mäng, kus vastasmängijad enne mängu jooksul, ma arvan, tegid siuke 3-4-5 siukest ebasportlikku asja ette ja siis tänu sellele mul oli lihtsam ka seda seal lõpus teha. Et kui oleks võib-olla teistpidi olnud, et on oldud kogu mäng kõik on väga ausad olnud, ma saan sellest aru, siis on nagu lihtsam ka ise tunnistada. Et on täpselt samamoodi ka selliseid olukordi olnud, kus terve mäng on kõik väga ausad olnud, endal juhtub lõpus samasugune asi, tõstad käe üles
ja nii on. ma tean, Hiiumaal on seal pärast turniiriga selline tore, ütleme siis, kuidas öelda, turniiri kokkuvõttev üritus seal mere ääres, et kas jäid sul silmad nii nagu olid või läks siniseks ka ei. selle olukorra tõttu? Ei läinud, Ei et läinud. Selles suhtes Läks hästi? ma arvan, et vastased tundsid ka ennast halvasti, kuidas nad mängisid seal, nii et selles suhtes ma arvan kõik okei. Selge. Tiima, kuidas sinul? No minul on niimoodi, et Apsnemaal palju teen trenni isaga, ehk siis meestega. Ja seal oli selline olukord, et kui nemad läksin saali, siis seal oli nagu selline sõda käis. Ja selline mingisugune tunnistamine oli lubamatu. Isegi trennis? Absoluutselt, see on nõrkuse näitamine umbes oli. Ja siis on kuidagi oli kõvasti ka minul külge jäänud selline, et võit on võit. Et vahet ei ole, kuidas sa seda saad, võit on võit. Aga viimasel ajal on natukene hakkab vaikselt muutuma. Et muutuma selle poole, et nagu sa ütlesid Eesti karikasaaris, siis ma ilmselt tunnistaks ära. Et oli ka mul eelmine aasta oli äge olukord, kus oli Nations Cupil, ma mäletan, et ma lõin blokki kellegile. Asjal oli Tšehhi paari vastu mängisime. Lõin blokki, see oli 3. game, olulised punktid 10-10. Siis lõin blokki ja siis tema blokis õrnad riivas mind. Ja siis oli see murdehetk, kus nagu tuli ots vastu, et kas ma ütlen ära või ütle ära. See on ütlen ära, ei ole midagi. Ja siis ikkagi lõppkokkuvõttes oli nagu suur kergendus endale, et sa olid aus ja siis peale mängu ka, et mehed tulid, ütlesid, et kuule, tegelikult nagu suure nii-öelda, suur tegu tegid, ikkagi tubli. Kas te kaotasite selle mängu? Kaotasime, No võt. Mõtlesin, muidu saaks ilusa järelduse teha siit, et tunnista üles ja ikkagi kuskil kõrgemad jõud aitavad sul mängu võita, aga päris elu on teistsugune, jah? Aga ju siis oli meie Mardiga mängisime nende vastu vist või? Kas see oli see või? Jah. Siis me ikkagi Tšehhit lõpuks võitsime. Ja, selles mõttes tulid lõppkokkuvõttes kõrgemad jõud, tulid mäng. just. Aitasid Mart ja Kusti võita. Täna saates ise hakanud jumalad, Kusti ja Mart. Alati abis. Aga Tiima, väga huvitav, meie korraldame Beats 44 turniire ja meil on nüüd kogemust päris mitmeid aastaid ja ma pean tunnistama, et see Vene mentaliteet ikkagi turniirides tuleb välja, et kui me iga turniiri eel saadame infokirja välja osalejatele ja paneme sinna ikkagi südamele, et meil on harrastusturniiriga tegu. No GP-etapil me seda võib-olla ei pane, aga tavaturniiri me paneme harrastusturniiri, et kui on kahtlane olukord, teeme uue palli, ärme vaidle. Aga ikkagi see Vene veri reeglina, kui meil on Vene mängijad, siis see sama asi, mis sa ütlesid, et võit on võit, ükskõik mis hinnaga, olgu ükskõik mis turniiriga tegu. Et kas sa oskad natuke lahti seletada seda, kas see on ikkagi mingisugusest ajaloolisest taustast tulnud? Sest nagu sa ütlesid, et sina, olles siin, ütleme, Eesti poistega trenni teinud, sa oled natukene seda mentaliteeti muutma hakanud. Ma ei tea, kas see ajaloolisest tuleb, aga mis mulle endal tundub on see, et näiteks ka nii-öelda isa trennide puhul on see, et seal on tõesti selline suur vaidlus käib, selline võitlus, aga nii kui trenn läbi, siis koheselt saavad sõbradeks, seal ei lähe kunagi asi isiklikuks ja seal nagu, sellest ei ole, et kurat, sina ütlesid mulle, ma ei tea, mängu ajal seda, et nüüd sa ei ole minu sõber. Et mulle tundub, et see on see põhjus, miks nad ei, niimoodi käituvad, võib-olla eristuvad nagu Eesti nii-öelda poistest. Et võib-olla mõni Eesti võtab nagu kaasa ka, nagu sina oled aus minuga mängu ajal. Ma tahaksin just öelda, olles sporti väga palju elus jälginud, et samas see mentaliteet justkui peab sportlasel olema, et ta läheb läbi seina ja teda ei huvita mis tingimustel, aga ta võidab, kui ta tahab maailma õige teravamasse tippu jõuda, aga samas kui ma vaatan seda rannavoole maailma, siis see tundub ikkagi oma selle olemuse ja inimeste poolest natuke erineb, et kui me võtame kas või Mold Soorumi, ma ei tea, võib-olla nad on olnud nii palju üle teistest siin viimasel ajal, et neil ei ole põhjust olnud sellist mentaliteeti kasutada, aga mulle tundub, et rannavõrkpallis on ka päris teravaimas tipus inimesi, kes ei ole üldse selle mentaliteedi esindajad. Kuidas teile, Mart ja Kusti, tundub olles alas sees? On jah, vist rannavõrkpall natuke teistmoodi spordiala selles osas. Et jah, ta nagu see mentaliteet aitab nagu kuhugi maani, aga samas kui sul on see nagu nii tugevalt sees, et sa nagu nui 4, ma pean võitma, no siis sul mingid järgmised vahendid, mida kasutana, sa võid mingit dopingut hakata panema, sa võid hakata mingeid kokkuleppemänge tegema, sa võid nagu täitsa nagu minna nagu selliseks ära. Seal on mingi piir ja kellelegi, kus kohas see piir siis on. Räägib mees, kes peab ennast jumalaks, ütleme põhimõtteliselt, eks ole, õpetab jälle teisi. Mart, kuidas sulle tundub? Samamoodi? Ma olen nüüd
tundub samamoodi, aga ikkagi on näha, et teatud hetkedes, teatud olukordades ikkagi ei saa öelda, et katus sõidab ära, aga näed, et seal platsi peal, kes on muidu nagu väga head sõbrad, võivad ka minna enam-vähem niimoodi nägupidi vastamisi, aga see on küll nagu minu meelest Dima jutule kirjelduseks, et võib-olla just see, et mis sul platsi peal, nagu mis sa platsi peal teed, mis sa pärast sealt kaasa võtad, et see on nagu hästi oluline, et ma olen tähele pannud, et just need, kes nagu suudavad minna sinna platsi sisse ja siis kõik sinna platsi peale ette, neil ongi lihtsam võib-olla sellist täitsa sõdalase printsiipi seal platsi peal rakendada, et kohe, kui need, kes natuke isiklikult hakkavad võtma seda asja, et siis sa pead nagu justkui oma päris elu seal platsi peal ka lahendama ja siis võib-olla ongi lihtsam olla see, et kuna tuuris seal tipus kõik on omavahel väga head sõbrad, et siis paratamatult see tuleb nagu platsilt kaasa natukene, et kui sa platsil ikka ilge oled, siis siis sa lähed nende samade vendadega järgmisele turniirile ja veel õhtust sööma ja siis sa ei saa seda nagu päris lubada. Ja siis ühel hetkel enam ei lähe. Mul on huvitav tähelepanek, see nüüd natukene haakub selle teemaga. Minul hiljuti mängisin ka ühte turniiri üle pika aja, meie oma turniiril osalesin seda lihtsalt lõbu mõttes, üks paar oli puudu ja mul on nii, et kui mul endal mäng ei õnnestu, siis mul tekib mängu sees endal meeletu sisemine frustratsioon ja see ei ole kuidagi vastasega seotud, vaid ma ise tahaksin nii palju paremini mängida, kui ma mängin, ma olen meeletult frustreerunud. Ja mul on nii, et pärast mängu lõppu ka veel, mul on aga ma olen seda aru saanud, mul on 5 minutit on veel siuke ma ei taha kellegi rääkida, kuigi see on mingi täiesti mõttetu turniir, aga kuidagi ma olen enda peal ikka nii pahane. Aga kui on 5 minutit, siis selle ajaga kuidagi aju puhkab ära ja 5 minuti pärast ma võin jälle nalja teha ja olla nii, aga 5 minutit ma ei taha, siis on see periood, kui ma ei ole lõbus ja ei ole ühtegi nagu mõtet, et nalja teha, et mul oli just turniiril, kõik teised seal vaatasid, et said tapa ja ma pead ikka harjutama veel, ma olin nii, et olge vait, et räägin 5 minuti pärast ja 5 minuti pärast oligi super olla. Et kuidas teil kaua, ma tean, Kusti, me jõuame ka siin Urmale MK-etapi juurde, see valus kaotus, mis te saite pärast seda, sa olid ma ei tea, 15-20 minutit täiesti eraldi seal veel, ei tulnud isegi fännide poole, kogusid ennast, ütlesid, sa lasid emotsioone enda sees vabaks. Kuidas see käib ja kas see on midagi sarnast, mida mina kogen või see on midagi teistsugust? Ma ei tea, mida sina teed selle 5 minutiga, aga sinu puhul ma vaatan 5 mintsa on päris kiire saavutusena, sa oskad neid asju nagu välja lasta enda seest. Jurmalas ma ise üldse ei teadvustanud, et ma olin mingi 15-20 mintsa seal, mul tundus mingi 3. Tegelikult oli isegi pool tundi minust. Ma isegi hakkasin praegu mõtlema, et see oli ikkagi päris pikk periood. Okay. Osad fännid olid selle aega juba Tallinnasse jõudnud. Ja teistel hakkas külm. Okay, minu paha. Jah, istusin, vabastasin emotsioone ja nagu... Kuidas sa teed seda? See on mingi metoodika või sa mõtled lihtsalt läbi, et see ei ole maailma lõpp, et me täna kaotasime? Ei, mõtlemisega ei ole praktiliselt üldse seotud. Kasutan neid practical consciousnessi tehnikaid, millest ma olen siin saates ka rääkinud ja väga kiirelt lähevad, väga kiirelt nagu, seal oli nagu hästi, hästi suur hulk neid emotsioone, mis korraga tuli ja siis pidigi ükshaaval need nagu, hakkama vabastama neid kõiki, mis tuli ja pärast oli ikka väga, väga mõnus. Okay. Mis siin olles Kustiga aastaid mänginud on ka väga saavutud, isegi kui sa ütled pool tundi, siis tegelikult see on väga-väga hea progress, sest et neid tehnikaid võib-olla mitte nii hästi vallates on läinud ka aega mitu päeva, ma arvan, või isegi hullemal juhul nädalaid. On. See on nii huvitav teema, et ma ei lähe edasi, et Urmas, ma võtan jälle valushetke, te kaotasite Tartus finaali Nuut Maidlale 1-2, mis tundid sina pärast finaali tundsid? See on siukene võib-olla omamoodi kaotus tõesti, et ma tõesti nagu ühelt poolt olin rõõmus, et Karl ja Mihkel on nii palju selles Rannavalle karussellis olnud nii korralikult tööd teinud ja mänginud seda tuuri siin, ma ei tea, 7-8 aastat ja esmakordne finaal ja nad mängisid ülihästi. Nad mängisid tõesti väga hästi. Oligi väga hea meel nende üle, aga teisalt loomulikult tahtsid ise ka võita, et mingisugune pettumus oli ka ikkagi sees, et sellele vaatamata, et nad mängisid väga hästi, ma arvan, et me mängisime ka okeilt, aga me oleks võinud ikkagi veel paremini mängida, ikkagi võita seda. Et seal mingisugused siuksed olukorrad käisid peast läbi, aga ma ei olnud liialt nagu pettunud. Ma nägin, et mul abikaasa Triin oli kõrval rohkem võib-olla kurb ja löödud, kui ma ise nagu sellel hetkel,
et see oli nagu üks võib-olla isegi kõige leebemaid kaotusi, mis mul on olnud, kui nii võtta finaalis. Et jah, et kuidagi nende mängudega ikkagi on nii, et ma mõtlen ka näiteks eelmine aasta Estikate finaalikaotus, kus me seal esimese game'i 38-36 võitsime ja justkui juba teise game'i algul tundus ka, et Kollo Jaani on justkui väsinud ja vaimselt ka löödud, et aga tulid sealt väga hästi ikkagi välja, siis mul ei ole ka selle mänguga nagu niisugust suurt pettumust, et ikkagi tundsin, et andsime endast kõik sellel hetkel ja seekord nii, et jälle teistmoodi oli, pigem jäi ka see emotsioon, et jube äge finaal oli nagu, mida oleks tahtnud ise ka vaadata. et jaa, ma ei oska nii öelda, et mul on vist jah, ikkagi see halbade asjadega hea omadus see, et üsna kiirelt läheb meelest ära. Väga hea. Aga läheme edasi, meil on siis täna mõeldud välja selline esimene teemablokk ja me räägime siis Kustist ja Mardist ja sealt lähme sujuvalt edasi ka teistele Eesti paaridele peale. Te olete nüüd mänginud siin suve alguses päris mitmeid turniire, parandage mind, kui ma eksin, aga Hamburgis King of the Court turniir, Ostravas Elite 16 turniiri kvalifikatsioon ja Jurmalas siis Challenge'i turniir veel otsa ja igal pool olete saanud väga nappe kaotusi, King of the Court turniiril jäite 1 punktiga vist finaalist välja. Ei, finaali saime. Finaali saite, aga te jäite 1 punktiga välja siis järgmisse ringi pääsemisest seal. Siis tuli peale Elite 16, kus te kvalifikatsiooni otsustavas mängus jätsite kasutamata 3 matšpalli, langesite välja, põhiturniiril ei pääsenud, seal jäi palju punkte saamata ja Jurmalas siis pääsite alagrupist edasi, aga saite pääsu eest veerandfinaali mängus siis 1-2 kaotuse ja seal tuli samuti 3 matšpalli, mis jäi siis kasutamata, neist ühest jõuame veel täna pikemalt rääkida. Päris karm periood, kuidas te ise selle 1 kuu kokku võtate? Sina võtsid selle väga täpselt kokku. Ma võtsin faktiliselt, aga kuidas see sisemiselt on tundunud? Väga õpetlik. No see on see kuidagi niimoodi, et jälle nendest headest momentidest nagu ei viitsi süveneda nendesse ja neid õppetunde kuidagi nendest võitudest saada. No see on nagu asi, mida ma olen vaadanud nagu mitu aastat juba, et kurat nagu peaks hakkama nendest võitudest ka nüüd nagu natukene analüüsima neid ja õppima ja saada neid õppetunde sealt, aga no veel nii hästi ei oska. No. Mis õppetunde võiks võtta kaasa võitudest? See on huvitav teema minu arust jälle. No tegelikult mänguliselt ju saab kõiki samu asju, mis ka kaotusest, et kuidas mingid olukordi lahendada, kuidas mingid nagu tehniliselt nagu sisuliselt mäng on ju sama, lihtsalt nagu tulemuse mõttes üks läks ühele poole ja teisele poole, aga et kuidas nagu paremini saaks, seda saab ju nagu igast mängust ja trennist tegelikult vaadata ja õppida. Aga seda sisemist, seda ora nagu ei ole nii tugevat võidu puhul. Millest Mart puud on jäänud? Me rääkisime siin eelmises saates, mis oli 1,5 kuud tagasi, meil on olnud kõigil väga palju tegemisi ja seetõttu meil on see järgmise saate tegemine natukene võib-olla jäänud hilisemaks, kui me ise oleks alguses lootnud. Aga me rääkisime eelmises saates, et võib-olla Mart, sina ikkagi ei olnud veel füüsiliselt nii heas konditsioonis, et suures kuumas palju mänge ja palju turniire järjest ära pidada. Kuidas sinu enda seis on siin suve alguses nüüd olnud, kas ta on muutunud või kuidas sa näed seda? Ta on muutunud kindlasti. Ta on muutunud kindlasti, puus on üks asi, on ju, mis kindlasti siin järjest lihtsalt vaikselt niimoodi tasajargu paraneb. Et eile jälle natuke kangem olnud huvitaval kombel, juba eelmine nädal Indrekul ütlesin, et puus on nüüd unustatud. Aga tuletan ennast meelde, siin on olnud rohkem hüppeid trennis. Aga muidu ei, füüsise osas nagu ei ole selles pretensioone. Kas oli veel mingi küsimus? Ei, aga põnevaid mänge olete kaotanud Kule, palju. Ma lisaks veel sellele Kusti jutule kaotustest ja võitudest õppimine, see kuidagi dünaamika käib minu meelest niimoodi, et mäng kulgeb, seal koguneb, mängus sees koguneb mingi hunnik asju nagu, siuke nagu mingid kogu see mängu kulg, ütleme, et ta läheb mingiks palliks, kujutame ette, kus on kõik see info ja asjad sees. Ja siis ütleme, et see on see matšpall, siis sellest oleneb, kui selle matšpalli ära lööd, siis kogu see pinge läheb nagu
ja siis on võitsin mängu. Ja siis kui see matšpalli ära ei löö, siis sa tappa selle mängu, siis sa vaatad seda pallikest, mis siin kõik juhtub, see ei ole ainult selle matšpalliga seoses. Et siis sa lähed süvened nendesse asjadesse ja nad jäävad nagu lauale, et võidu puhul siis sa pead kuidagi väga ekstra seal otsima hakkama, kuna ta ise nagu lahustub see pinge näol. Et sellepärast kaotustest on nagu lihtsam õppida, et selles suhtes küll, vaatad näiteks me siin ei hakka võib-olla ette rääkima, mis maiuspala meil siin videona tuleb. Aga just samamoodi, et oleks seal näiteks kohtunik teinud otsuse ära, siis sealt 2 järgmist palli seal samas pallivahetuses poleks üldse saanud juhtudagi ja kogu sellest mängust oleks jäänud hoopis teistsugune tegelikult isegi mulje. Et ma arvan ka, et see mäng on andnud kõvasti indu võtta jälle oma elemendid jälle ette, näiteks minu puhul praegu rünnak. Et viies järgmisele tasemele. No teil on üldse huvitav see, mida me seal Jurmalas olles ka koha peal ja me jälle selle Jurmala juurde eraldi veel jõuame, aga mida seal sai juba teiega intervjuus räägitud, et Kusti ei ole enam see mees, kellele servitakse, kuna Kusti mäng on läinud ikkagi poole aasta jooksul kõvasti paremaks, oma side-out ehk siis seri vastuvõtust rünnakute lahendamine. Ja Mart, sina oled langenud rohkem surve alla. Ma küsisin seda seal intervjuus, aga võib-olla kõik ei ole intervjuud näinud, küsin siin ka, kuidas sa ise sellesse suhtud, kas sa pigem naudid seda, et on tulnud koormus sulle või on see tekitanud sinust sellise hetkelise raskema oleku? Ei, see on väga nauditav. See on absoluutselt nauditav, et see toob jälle täitsa uutmoodi olukorra lauale ja ma tegelikult peaks täpsustama, et see ei ole ajaloos esimene kord. Et on olnud perioode, kus seritakse rohkem minule ka, siin varasemalt ka. Aga nüüd see on jälle uuesti lauale tulnud ja annab väga hea võimaluse just sellesse, nii-öelda kogu sellesse vastuvõtust rünnakuni protsessi parendamiseks, et see on praegu ka olnud trennis hästi laual ja juba tunnen, et on seal tekkinud palju selgust ja arusaama juurde, et pigem on probleem hetkel vastuvõtuga või pigem rünnakuga, kumba sa tunned? Mõlemaga, nad käivad ikkagi koos, aga jah, neid saab võtta täiesti eraldi, aga pigem nad on ikkagi üks nagu kompott. Kusti on endine Eesti koondise sidemängija, mees, kes võtab servi vastu juba sõrmedega ja me jälle täna ka selle juurde jõuame. Aga kas on ka sellist momenti, kus sa näed, et pagan Kusti, pane nüüd parem tõste mulle. Või 2 korda järjest näiteks Kustil tõste jääb kaugele või liiga läheb põrgu peale. On sul selliseid olukordi ette tulnud? No ikka on, sisekõnes võib igasugu olukorras ette tulla. et tihti on nagu see, et mul endal näiteks, et vaatan, et terve mäng võib olla tunne, et fuck, Kusti, ise oled sidemängija, pane mulle nüüd üks normaalne tõste, on ju. Ja siis vaatad nagu mängu järgi video pealt ja vaatad, ei olegi nii hull. Et pigem oli enda asi. Kogu aeg ühese ploki vastu ka veel. Aga kogu aeg on tunne nagu, et nüüd on natuke liiga kaugel ja nüüd läks natuke liiga kiiresti ja nüüd on lühike. Kogu aeg on mingi, võib-olla terve mäng mingi häda. Aga see ei pruugi nii palju tõstest ole. Ütleme võib-olla ainult 50%. Siis on tuul tavaliselt. Aga kas on ka vastupidiseid näiteid, kus sa tunned, et terve mäng, Kustil, sa tead, üli hästi tuleb sulle kogu aeg sujuvalt need tõstad õige kiirusega, õige kõrgusega, õigesse kohta? On neid näiteid ka. Siis üldiselt ma ei saa palju tõsteid. See ongi Kusti taktika, kui täna ei jõua rünnata, et ma olen natukene tõstan tühjaks 3 meetri peale, tühi võrk lõi ära. Jaa, huvitav. Te olete 35. paar täna maailmas, te olete maailma edatabelis nüüd langenud. Räägime sellest olümpiast lühidalt ka. Euroopa meistrivõistlustel pääsete peale, Euroopa meistrivõistlused on tulemas, selles suhtes on hästi. MM-iga kas on ka hästi? Ei tea veel, 50, süke oleneb juulikuu tulemustest. Juulikuu tulemustest ja viimane ülekõrs on EM. EM-il jagatakse ka paar pääset. Mille põhjal? Tulemuste põhjal, jah. Et see süsteem on selline, et kui siis kui see MM-i ranking alusel lihtsalt lukku lüüakse, siis vaadatakse need paarid, kes Euroopast välja jäid, ehk siis nende seast 4 paremat, kes tegid parima tulemuse EM-il. Saavad siis peale. Ehk siis kui EM-il tulla top 4, siis on asi kindel. Aga et ilmselt ikkagi Euroopast 15 paari umbes, ma arvan, sinna MM-ile kvalifitseerub maailmarankingu alusel ka, et siis top 16 sees võiks olla hea võimalus EM-ile pääseda, top 8 sees kindlasti. Kuidas olümpiaga? Kas nii palju turniire on veel ees, et ei muretse, kui te hakkate hästi mängima, siis tuleb ka see olümpiakoht või palju seal olümpial neid turniire edetabelisse läks üldse?
12, nii et no tegelikult ikkagi mingi osa on juba kindlasti nendest tulemustest sees, mis te olete praegu juba mänginud, jah? No nii ja naa, tegelikult me oleme mänginud ainult 4 turniiri. Et ikkagi 8 on veel nii-öelda vaja täita niikuinii ja kindlasti mängime natuke rohkem kui 8 turniiri veel kuni olümpiani. Et selles suhtes kõik on veel ees, kõik on lahti, et kui me hästi mängime, siis ei ole sisuliselt midagi vahet. Aga kui me edasi peaks kehvasti mängima, siis need 4 turniiri, mis siiamaani oleme mänginud, üksinda meid olümpiale ei kanna kindlasti. Ja te lähete nüüd järgmisel nädalal siis staadi, seal on Elite 16 ja te olete kvalifikatsioonist sealt alustamas. Aga, head sõbrad, me paneme nüüd valmis ühe video, mis siis oli matšpall pääsu eest veerandfinaali Jurmala Challenge'i turniiril, see tuleb otse Instagramist ja täna meil siis puldi taga on taas Tanel, tervitused Tanelile ka ja vaatame selle hetke ära. 14-13 on Kusti ja Mart kolmandas skeemis peal, ameeriklased vastas, siit tuleb vastastel vastuvõtt, rünnak, Kusti toob palli kaitse ilusti üles, selja taha tõste veel Mardilt ka ja siin me näeme plokipuude, kaitsepuude, tõste ja 4. puude veel ameeriklased, mis siis lõpuks küll punkti või palli vastu ei lõpeta, aga sealt mäng veel jätkub ja nüüd saavad siis plokiga ameeriklased punkti, tulevad 14-14 seisuni, aga kõigil osapooltel jäi siis vist nägemata see hetk, kus 4 puudet oli järjest ameeriklastel, olles ise seal kohapeal Eesti fännidest keegi ei pannud seda tähele, tundub ka mängijatest keegi, kohtunikest keegi, kuidas selline olukord sai juhtuda, mulle tundub, et seal oli see, et korraks pall jäi võrgu peale pidama, vaatas, et kuhu see sealt plokist läheb edasi, kas teie poole või ameeriklaste poole ja selle aeg oli kõigil osapooltel juba unustatud, et seal on tegelikult 1 puude juba ameeriklastel mängitud, on see nii või kuidas Mart ja Kusti teile tundub? No tundub küll väga harukordne olukord, sest et tegelikult nagu mängu sees, ega me ei tegele puudete lugemisega. No see on nii ilmselge, et sa mängid alati 3. puute vastu, see toimub täiesti automaatselt, et see kõigile ei märkamata kaasa arvatud publikul, kes tegelikult nii mängu sees ei ole, mis on minu jaoks müstika tavast ikka, kui keegi näeb 4 puudet publikust, hakkab karjuma või mingi teema tuleb, kõigile ei märkamata, et see on väga selline harukordne olukord, et see võib küll olla see nagu Tiima mainis, et võib-olla see abi sealt kõrgemalt jõult kas siis USA-le või meil endale, et me saaksime võib-olla selle kogemuse, mis on see ikkagi pall plokki lüüa sinna matšpallis. See oli hea kogemus ju. Kuidas, ma olin pärast ju ka teiega seal, teil oli korraks mingi küsimus oma vahel, et kas saab mingit proteste esitada, aga tegelikult vist sellises kohas enam proteste esitada ei saa või? Mul küll seda küsimust ei olnud, aga minu arust seal on see protokollil allkirja panemine kinnitab selle tulemuse nagu. Ja siis te veel ei teadnud? Ei, siis ei teadnud midagi. Sellest tuli ka nii, et keegi saatis minule selle, Märt Pajusalu vist tervitused talle, saatis selle videoklipi pärast mängu ja siis olite teie juba ka saanud sõnumeid, jah? Ja Rivo saatis mulle ka selle kohe, et küsis, et kas te küsima ei tahtnud minna, ma ütlesin, ma ei teadnud, mida küsida tol hetkel, et jah, täitsa harukordne olukord. Huvitav nagu videopildist, nagu mulle tega päris nagu mitmed saatsid, mingid lätlased veel ja nii edasi, et kuidagi videopildist oli seda näha. Koha peal ei olnud selline müstika. Jah, mina ka, ma ei oska muud öelda, kui olles seal koha peal, ma tegin videot samal ajal sellest viimasest pallivahest, siis ju sa vaatad rohkem seda, et kas videole ilusti peale jääb, aga see oli tõesti, kas emotsioon oli kõva, et see publikus olemine Eesti fännide keskis oli väike väljaku ka, sa oled seal ise nii süda puperdab, et kas see võit tuleb ära ja võib-olla siis tõesti aju ei suuda ka nii hästi reageerida kõigele sellele, mis tegelikult toimub ja mida võiks märgata, aga tulevikus oleme kõik targemad. Läheme Jurmala MK-etapi juurde üldiselt, minu arust väga äge kogemus, ma ei olnud kunagi MK-etapil käinud Rannavalles, ma ei olnud kunagi Kustit ja Marti välismaal näinud, seda erilisem oli see kogemus minu jaoks ja ma võin ütlema küll, et ühe rannavõrkpalli sõbra jaoks paremat elamust ei saa vist olla, et MK-etap ise väga hästi korraldatud, ta on ju rannas, ise saab enne pärast mänge käia rannavallet mängimas seal rannas, sul on Eesti kogukond, kellega koos sa saad seal ringi chillida, kellega koos saad rannavõrkpalli mängida ja lisaks ikkagi maailma tipptasemel rannavõrkpall, tipptasemel see keskus, nii palju lähiriikide paare, kellele kaasa elata ja ka austraallased, juhuslikult sattusime vaatama austraallaste vist 8-finaali mängu ja kuna Rein Tiisaare õe Tiiu mees on austraallane. Ja juhtumisi ka Mardi. Jaa, kogun ennast. Jaa, ka Mart on täna, ja tervist Reinule, Rein on hingel. Rein oli koos oma õega seal selle tuli. Ühesõnaga, oli austraallane ja tuli välja, et vist ühtegi teist austraallast publikus ei olnud Jurmalas. Siis nad sattusid kuidagi pärast mängu rääkima, seda pärast 8. finaali 2-1 veeti seal ukrainlasi ja austraallased, kes olid siis kvalifikatsioonis 12. asetusega paar. Hiljem võitis selle turniiri,
mis on täiesti minu arust uskumatu. Nad pidasid 6 mängu, nendest 5 olid 3-game'ilised, seejuures kõik 4 play-offi mänguga finaal. Väga ägedad austraallased olid pärast kogu selle Eesti pundiga said ühtseks, kõik eestlased hakkasid neile äkitselt kaasa elama, käisime nende mänge vaatamas, et see oli jälle siuke huvitav moment lihtsalt, kuidas mingi väike klikk käib ja sul on äkitselt üks väga tore paar justkui oma paar, et see on lihtsalt selline väike näide sellest, kui lahe ja kui vahet on see etapp ka, et põhimõtteliselt sa võid minna seal Melissa brändiga pärast mängu juttu rääkima, pärast igat mängu ütled, kuule, et ägedad panid taga, et servil võiks juurde panna, et seal ei ole mingit sellist takistust sulle, et kõik käivad omavahel läbi, väga äge. Kusti Mart, kuidas teie kogemus Jurmalaga on olnud läbi aastate? Suurepärane, täpselt nagu sa kirjeldasid, maailma tasemel korraldus, maailma tasemel turniir loomulikult ja meie jaoks täitsa koduturniir, et äge, et seal käib rahvast vaatamas, äge, et neil endale see nii väga meeldib, kõik, kes tulevad, on alati täitsa vaimustuses ja võiks rohkem tulla. No see aasta oli vist see, et Tartu GP oli samal ajal ja väga paljud mängijad, või ütleme ka harrastajad on täna meil hakanud GP-d ju mängima ja kes seal siis tuli pärast veel oma kvalifikatsioonimänge või esimesi isegi alagrupi mänge sinna veel lõpuks Jurmalasse kohale, aga natuke see segab, et kui sul on omal nädalavahetusel turniir, et kindlasti mingid inimesed jäid tulemata ja Urmaski käis ju vaid pooleks tunniks ja tagasi Tallinna poole. See oli natuke pikem. Vabandust. Aga Jurmala puhul kuidas, mis mulle ka meeldis, oli see linn ise, et ta on muidugi Eestile lähedal kogu see üritus, aga Jurmala ise ka kuurortina on minust väga äge koht. Kuidas teised kohad on, kus MK-etappe tehakse? Kas see on tavapärane, et on sellised ilusad kuurordid, mere ääres turniir või on see pigem selline meeldiv erand? No päris palju neid kuurorte ka ikkagi. Mulle tundub, et nad tahavad teha pigem turniire sellistes kuurortides, aga mitte muidugi kõik turniirid ei ole sellised, et on sellised ka ikkagi mingid Hiina kohad kohe meenuvad, kus on kuurortist asi väga kaugel. See on Hiina kuurort. Aga kus inimesed on või miks nad ei käi siis? Aga Ostrava täiesti teine näide, seal oli, eks ole, mingi vana tööstushoone, tööstusala keskel on see väljakud. Kas see on ka äge mängijatele süksus kohas mängida? See on täitsa teistmoodi, jah. Selle sarnast nagu ei ole kusagil. Ja see on tõesti äge, jah. See on täitsa täiesti teine vibe ja see on huvitav, kuidas neil selline idee üldse tekkis, et seal kuidagi rannavoolet mängima hakata. Minust see on super äge. Ja see on nagu nii lahe näide sellest, et seda turniiri saab nagu ükskõik kus ikka suht korraldada. Natukene peab ruumi olema ja viitsimist liiv kohale tassida ja on juba saab teha. Ja raha, Kusti, raha peab ka mulle tundub olema. Jurmala vist oli, kui nad Eliit 16 tegid eelmine aasta, kas oli 1 miljon oli eelarve? Võimalik, ei ole kursis. Täiesti usku minust, olles ise ka turniiri korraldaja, GP-etappide korraldaja, meil on päris ausalt on 100 eurot. Iga 100 eurot on nagu ikkagi väga suur asi. Ja siis on sul Jurmalas MK-etapp, kus on 1 miljon 1 aasta eelarve, et kuidas siuksed toetajad on õnnestunud leida, aga eks see vist tuleb selle kogu rannavolle arengu pealt ka neil, et neil on need olümpiamedalid tulnud ja Euroopa meistritiitlid ja et on seda tippu, kuigi ma täpselt ei tea, millal Jurmalas nii suureks MK-etapp läks. Ma ei tea, jah. Minu jaoks siis, kui me finaali jõudsime, aga see on ainult minu jaoks. Hea vastus. Aga tuleme Tiima ja Urmase juurde, nad on jätkuvalt stuudios, head sõbrad, loodetavasti olete näinud. MK-etapp teie jaoks siis kvalifikatsioonis saite peale, mis oli päris huvitav teekond iseenesest, küll alguses tundus, et olete seal veel teisipäeval, vist võistlusnädalal olite veel kas 6.-7. reservis, aga väga palju viimasel hetkel loobuti, nii et kvalifikatsioonis tegelikult üks koht jäi ka vabaks, et said ju ka veel Jaan Rebel ja Kauri-Erik Kais peale. Kusti, see oleks olnud minu võimalus. Aga ma ei osanud oma kõige suuremates unistustes näha, et challenge'i etapil mitte me ei räägi Futures'ist kõige madalamast, vaid teise tugevuse kategooriaga turniiril oleks võinud teha selle debüüdi. Ma muidugi ei tea, kas see debüüt oleks mulle head või halba teinud, nii et ma võib-olla oli nii parem, et ikkagi üks koht jäi vabaks. Aga Urmas ja Tiima tõesti peale said, nagu öeldud seal, kes hoidis ennast EM-i jaoks ja tahtnud punkte kaotada, kes oli juba läinud Prantsusmaale Futuresit mängima, kuna tundus, et peale ei saa, ja lõpuks see turniiril olite, mängisite Tšehhi paariga, kes maailma edetabes on siis kas 44. kohal peaks hetkel olema, midagi sellist, Samoilovs Smedinsi ees ja teie ameeriklaste ees, kellel ta Jurmalas kaotsete, nii et ütleme ikkagi korralik duo, 0-2 kaotus, game'ides vist 15 ja 18 punkti. Tiima on varem MK-etapil mänginud, seepärast arvustan Urmasest MK-debüüt 36-aastasena. Saigi tehtud, kuidas tundus?
ei tundnudki midagi niivõrd erilist, et selles suhtes oli päris okei nagu tunne justkui seal olles ja väga liialt asju suureks ei mõelnud, et mõnus oli ja tahaks veel mängida. Ja pigem jäi, sellest jäi küll okas hinge nagu sellest mängust, et sa rääkisid praegu, et nad 44. maailmas, siis tahaks veel mängida nendega. Et ikka natuke väristasime ise, olime ebakindlad, et selle põhjal ikkagi ütleks, et mingisugune asi sisse lõi ikkagi, et võib-olla tekkis ka see mõte, et et ikkagi äkki võiks neid üllatada, aga siis ikka ei tulnud nagu välja ja no ma enda puhul täpselt mäletan seal mingeid olukordi, kus Dima tõi palli kaitses üles üsna mugavalt, pidin seda tõstma, ma arvan, siin Eesti GP-l panen nad 10-st 9 panen sinna kohta, kuhu ma tahan, siis seal ma panin, ma arvan, 4-st 0 panin sinna, kuhu ma need tahtsin. Et nad võib-olla telepildist vaatad ei tundugi väga hullu, et Dima peab ikka ära lahendama sealt, aga tegelikult ma ise tundsin, et see ebatäpsus tuli nagu sisse ja millegist ta tuli, et nii oli. Kuidas, Dima, sinu kogemus? No, ma ütlen enne ära, et sa oled MK debüüdi tegid sa ju pikki aastaid tagasi, kas see oli Mardiga mängides? Mardiga, jah. Ja see Jurma etapp oli selline võib-olla üks esimestest, et kus ma tundsin, et ma läksin turniirile ja ma tundsin, et nagu natukene kuulun sinna. Et varem, et ka Mardiga käies ja kuskil mujal, et see oli pigem selline kogemuste hankimine, et see on ka selline kogemuste hankimise nagu loor peal, see võtab sul pinget maha, et sa saadki minna mängima ja sa tead, et sul nagu suurt ootus ei ole, kuigi ka seal väristasin väga ja siis nüüd oli turniiril nagu tulles oli selline nagu teada, et nagu tahaks nagu mitte lihtsalt nagu minna nagu proovima, vaid minna mängima ja võitma juba. Ja siis see omakorda lõi ka sellist nagu väikest nagu ebakindlust ongi, et mäng on tasavägine, ei ole harjunud et sellega, et see vastane ei olegi võib-olla, ma ei tea, siin vahepeal mängid kellega, siis sa nagu tunned, et okei, et kui paned näiteks järgi juurde, siis sa võidad selle et Eestis, aga seal nagu ei olnud seda üldse tunnet, et seal nagu sa võid võitma, et antaks sulle võidu niisama ja siis jälle see lõi ka omakorda sellist nagu topeltpinget peale. No näha oli ka kõrvalt tõesti, olles teid näinud Molsoomi vastu mängimas vahetult enne ja ka Rakveres Eesti etappi, kuigi ma olen nõus, ega Eesti etapp nüüd liiga head, ütleme, põhja antud kohtumise kontekstis ei anna. Te olete seal väga kindlalt mänginud. Ma küll Pellodega mängu näiteks ei näinud Nations Cupi, seda vist ei olnudki võimalik kuskilt vaadata, et ma neid nõrgemaid mänge teil varem ei olnud näinud, aga selgelt teid mõlemad tundes ja teades, kuidas te mängite, te olite ikkagi mõlemad natukene oma sellest mugavustsoonist väljas ja see kajastus ka väljakul, et pehmeks jäite serviga, ebaõnnestumisi tuli kohtadest, kust muidu ei tule, ka mul on meeles mingid Dima teise palli mängimised, mis tulid nii kõrge kaarega, et vastane võis vahepeal kohvi käia toomas endale ja ikka oleks need pallid kaitses üles toonud, et see ongi vist see kogemus hankimine, olenemata sellest, et nagu sa ütlesid, Dima, sa oled käinud MK-etapil, aga see on teine olukord, nüüd sa oled natuke olukorras, kus sa tahaks juba võita neid mänge ja ka see tuleb läbi elada, et mul tuleb siin endal või tuli pärast teie mängu meelde Magnus Kirt, kes ma mäletan Eesti meedias kõigis spordisõppades oli mitu aastat, see vend on nõrkade närvidega, tema ei kunagi tiitlivõistlusel ei suuda hästi esineda, odaviskajast siis jutt. Ja ta oli vist 4 äkki tiitlivõistlust või umbes midagi sellist, kus ta jäi kvalifikatsiooni pidama, ei teinud mingit erilist tulemust ja lõpuks me teame, kuhu Magnus Kirt jõudis, ta võitis tiitlivõistlusel 2 medalit. Et ta ütles lihtsalt, et ta läks nii palju aega, kuni ta jõudis selle hetkeni, et ta tundis ennast tiitlivõistlusel, mis on kord aastas ja kus sul kõik sinu tulevane elu sisuliselt sõltub, rahalised toetused, aukuulsus, enesetunne, kõik, et ta seal lõpuks ennast ka tundis hästi, et mulle tundub, et te olete mõlemad veel selles faasis, ka Urmas 36-aastasena, et see ei saa päris nii olla, et sa oled heas seisus, oled hästi mänginud ja nüüd lähed MK-etapile ja kohe esined hästi, või sa arvad, Urmas, teistmoodi? Ei, arvatavasti on su jutul nagu tõsi taga, et vahet pole, et kui vana sa oled, et ma arvan, et jah, et 20-aastaselt saab palju kogenum olla kui 36-aastaselt, kui sa 20-aastaselt oled 10 MK-l mänginud ja 36-aastaselt ühel, et võib-olla 36-aastaselt on vaja võib-olla natuke vähem neid kordusi, et saada see sama kogemus kätte, mis väga noorena, aga mingi tee tuleb ikkagi läbi käia, et ma olen täitsa nõus. Et seesama kasvõi see, ma arvan, et ka mul oli
see Tais MK-l käimine kasuks Jurmalat silmas pidades, et mul oli lihtsam seal väljakute vahel juba kõndida natukene, et Tais oli jalg värises seal natukene isegi, et vaatasid pikad poisid ja mis nad teevad, et kuidas sinna trenni veel minna ja kus mingi tabel tuleb kuhugi nimi kirja panna, no nii palju uut, eks, et Jurmalas juba see asi oli enam-vähem teada. Noh, Mart Kusti olid ka seal ees ja see oli ka nagu kuidagi mõnusam ja jah. Aga ma arvan, et nii on, tuleb läbi käia need asjad ikkagi ja selles mõttes on mul eriti hea meel, et ma loodan, et Dima saab siin, ma saan Dimat piisavalt näidata, et tema saaks neid kogemusi MK-l võimalikult palju, et ühel hetkel neid mõnusalt realiseerida, neid kogemusi siis. Kas ise ka tunnistate natuke seda, et te olite võib-olla jutumärkides või kuidagi sedasi ülekantud mõttes liiga hästi mänginud enne seda turniiri, nagu Dima mainis, et tegelikult tahtsite maailma 44. paari vastu minna juba võitu võtma, et panite endale väikesed kohustused peale? Ei, nii küll ei tundnud, et ikkagi mina sain aru, et me peame väga hästi õnnestuma, peame riskeerivalt mängima ja siis on võimalik meil neid võita, et ei tekkinud küll sellist tunnet, et me ikka oleme hirmus heas vormis ja hoos, et pigem mitte. Üks küsimus, jaa. Kuule, ma võin ühe loo rääkida, mul tuli lambist meelde, just jube naljakas, räägin kohe ette sellest, kui Urmas rääkis, et käis Tais ringi jalg värises väljakute vahel, et esimene MK-etapp olid üksinda. Ja siis oli julgem, kui keegi on ees, vaata, meil oli ka Kustiga, me käisime igal pool üksinda, kedagi teist ei olnud. Mäletan, esimene MK-etapp Iraanis Kish Islandil läheme esimest korda väljakutel MK-etapil ja just hakkame leiame seal paberi üles, kus trenni ja aeg panna kirja. Ja see oli ka hirmus, sest nad vaatad neid nimesi, meie oleme täiesti 0 punktiga 0 inimesed ja siis vaatad neid nimesi, kõiki tead, mingi, kes oli Kantor Loosi ja Stojanovski ja kes seal on, vaatad, aegu on nende kõrval, aga julge nendega kirja panna. Sest esiteks, me ei tea, me oleme täitsa no-name, äkki nad ei taha meiega teha. Ja siis otsid nimesi, keda sa ei tea, kes on kuskil kvalifikatsioonis sama mudas kui meie, et ma panen igaks juhuks nendega, kuna neil on just sama seis kui meil. Ja siis too hetk oli see, kus me siis meie esimene trenni vist oli see, kui panime Perušit Švainriga kirja. Ja ta täpselt samal ajal alustasid kui meie. Aga teistsugused samasugused, neil oli ka esimene etapp ja nendega sealt oli väga, väga hea sõprusega, aga just see jutt on väga, väga tuttav, et kaua teil aega läks, kui te esimese võidu MK-etapil saite? 2 aastat või? 2 aastat. Täiesti uskumatu ju. Ma tänase päevan imestan, et te olite 2 aastat, te tulete igale turniirile kohale, vaatate, et täna ju päris hästi juba, soojendus oli okei. Jälle tappa, jälle koju lennureis, jälle Arvo Pärt käib 8 tundi kõrvades ja võtate, aga kuule, järgmine turniir Hiinas, lähme jälle ja 2 aastat nii. Ma arvan, minu arust see on Eesti spordi vähemalt lähiajaloos küll üks uskumatumaid asju, et te jäite püsima selle rannavõrkpalli juurde nende 2 aasta jooksul, kuigi vist neid katkestamise hetki vähemalt peast läbi võis küll käia või? Et kaua me seda seeriat jätkame? See tekkis sportliku huvi juba seeria pikkuse osas. See on mingi rekord või mõne? Saame ikka Guinessi rekordite raamatusse, kui mujal ei saa. Esimene võit on teil meeles? Ametlikult vist oli Kollo Jaani vastu Türgis. Country Kodat mängisime, siis saime kvalifikatsiooni peale. Me pidime mängima Country Kodat, et kvalifikatsiooni peale saada, aga siis saime kvalifikatsioonis ilget tala Norra Vaari vastu mingi 21-10 ja 21-10. Ei, selle mõttes nagu ei innustanud. Esimene võit. Aga teist võitu ei ole meeles. Mul ei ole. 2 aastat, sõbrad. Mõelge, mis te olete viimase 2 aasta jooksul teinud. Ja mõelge, et Kustil ja Mardil oli periood, kui nad selle terve 2 aasta jooksul keskusid rannavõrkpalli 100%. Ja kui küsiti, et mitu võitu te 2 aasta jooksul saanud olete, siis nad vastasid 0. Ja kuhu täna on mehed jõudnud? MK-l oli 2, oli 0 võitu. Muidu. Ei, trennis nad olid tublid. EMSA-sid mängisime, Eesti GP-sid mingeid, Soomes käisime mängimas, et seal neid ikkagi, natuke seda võidurõõmu saime ka maitsta. Väga hea. Eestist oli üks paar veel. Kaur-Erik Kais ja Jaan Rebel mängisid ju ka MK-etapil. Hästi äge nendegi lugu. Jaan Rebel oli üldse ennast, või Kaur-Erik Kais on ennast kirja pannud ju oma põhipaarise Rasmus Meiusega, Meiusel õlajama. Ja siis kellega lähed, treeningkaaslane Jaan Rebel, pandi autole hääled sisse, Jaan võttis Tallinnast, hakkas minema, võttis Pärnust Kauri peale
jõuti kohale õigeks ajaks, saadi veel öö ka olla, Jormas üks trenngi teha seal koos, esimene trenn. Ja see on ikka täitsa uskumatu minu arust, nad mängisid Lupo Rossiga, Lupo on 2016. aasta Rio olümpiamängude hõbemedalist, uus paarinendal siis Rossi siin mõnda aega olnud ja esimene game vaatame, et läheb käest ära juba alguses, 4 punkti vist oli vahe seal game'i algosas ja tulevad järele ja on ka 21-20 seisul meie poistel game pall võtta ja ründavad itaallased out'i selle palli ja siis on Jaan Revel nii palju kehaga või mingi kehaosaga võrgus plokis ja see game'i võit jääb saamata, võtavad itaallased ka järgmised punktid ja teine game juba kindlalt neile. Aga päris uskumatu kogemus, et me läksime seda mängu vaatama nii, et tore mäng, saab vaadata, kuidas itaallased ka mängivad meie poiste vastu, aga et see esimene game selliseks kujuneb väga, väga äge kogemus. Palju teie jõudsite vaadata ja mõelda seda mängu läbi? No me Tiimaga olime täitsa vaatamas seal väljaku kõrval, et päris äge oli vaadata, et Kaur see esiteks kaitses väga hästi hakkama ja Jaan on seal päris suur, et täiesti, ma arvan, MK taseme kõrgusega plokimees, et oligi tunda, et Lupo on nagu päris hädas oli see esimene game. Lupo on lühikene ka, ütleme siin ära, kellel oli ka pilt ees, et ta on suht lühike mängija ja Jaan oma kõrge blokiga oli seal tõesti ohtlik. Jah, ta nii lühike ka vist ei ole tegelikult, eks, ta on minu pikkune umbes või midagi sellist, võib-olla natuke lühem. Kuidagi Jaani bloki vastu tundus lühikene. Aga jah, et ta muutus seal väga ebakindlaks, et seal mingi 2-3 meetrit out'i lahendused, tahtis seal kätest lüüa, lõi seal enam-vähem reklaamidesse, et seda oli nagu päris lahe vaadata ja lahe oli vaadata ka seda, kuidas Kaur ja Jaan tegelikult nautisid, et nad olid täiega mängus sees ja Jaan ütles ka, et kurat, et tegelikult neid, selliseid mänge tahakski mängida kogu aeg, et ma arvan, et nad said ka mõnusa laengu sealt. Jaa, uskumatu jälle pealtvaatajana, ma annan endale aru, et ma ilmselt MK-etapil mängimiseks ei ole kunagi kõlbulik, aga olla koha veel MK-etapile vaadata järjest kõigi heade sõprade mängud, tulevad Tiima Urmas, siis see mäng saab läbi, tulevad kohe Jaan Kaur, kes samuti head sõbrad on, pärast põhiturnil on Kusti Mart veel tulemas, et päris uskumatu ja äge oli neid tõesti vaadata ja kuidas Kaur kaitses mängis, nagu sa ütlesid, Eestis Kauri, kes on 187 cm pikk, on plokimängija Rasmus Meiuse kõrval, aga nüüd ta sai kaitses olla ja päris hästi sai hakkama. Jaani puhul muidugi huvitav need plokis või võrgu, mõned korrad oli plokis olles võrgus, mõned korrad need ülevalt tõsted, mis ta tegi, võeti ära, et jälle Jaan sai ka seal seda tunnetust, et kuidas MK-etapil üldse vilistatakse aga kõigest sellest hoolimata ikkagi nad väga ilusaid punkte pakkusid, väga ägeda selle esimese game'i, nii et tõesti loodame, et Jurmalast tuleb etappe veel ja tuleb ka selliseid etappe, kus meie mehi saab rohkem peale. Loodame, et Eestist tuleb etappe ka, see oleks ka päris ja seal näeks veel rohkem Eesti paare, ma arvan. Jaa, nii et kui Banaani kõrval on mõni toetaja veel, kes tahaks näiteks 1 miljoni anda, siis Eliit 16 Vaadase väljakul näiteks või Pärnu rannast. Ja võib-olla ei tasu ära ehmatada, et alguses kindlasti Eliidiga ei peaks alustama, et Futures on täitsa õige koht, kus ta alustadagi ja seal on need numbrid hoopis teised, et kordades odavam. Nii on. No ma arvan, et me võiksime siit minna sujuvalt edasi Nations Cupi juurde. Eesti naiskond mängis siis maikuus Hollandis, sai Hollandi ja Sloveenia järel 3. koha, Soomet Sollas, Kuivonen Jürgenson meid esindasid ja teine siis oli meie meeste esitus juunikuu esimeses pooles Norras, Norra esimene, teine oli Inglismaa ja 3. siis Eesti selles oma alagrupis. No ma pean alustuseks küsima, et kuidas oli mängida maailma parima rannavallapaari Mols Soorumi vastu, Urmas ja Tiima? Päris hea. Hea naudida. Miks see hea oli? No selle kahel põhjusel, esiteks sa mängid maailma parima paari vastu ja teine on, sa mängid maailma paari vastu, et see nagu võtab pinget maha, aga samas on nagu sa saadki mängu ala tippu vastu mängida, Jaa, ma täitsa nõus, et mul ilmselgelt minu volle karjääri kõige säravam hetk, et 21-15 mõlemad game'id tappa saada, aga ma iga kord, kui meenutad, tuleb ikka naeretus näole, et tavaliselt ma kaotust üle nii õnnelik ei ole, aga jah, et kogu see vibe seal, kogu see korraldus, minu esimene välismaine võistlus, kui lahedad need Moll ja Soorumi inimestena on, nagu ikkagi vaatasime seal Kauri ja Rasmuse mängu Tiimaga ja siis vaatasin, et need Moll Soorum hakkasid kõrvalplatsil sooja tegema, siis mul on niimoodi, et kuule Tiima, et kuule, lähme ka, et lähme lööme patsu ja hakkame ka vaikselt liigutama. Kell oli väga varajane veel nagu, et Tiima ütles, et okei, istume veel rahulikult, okei, ma juba nihelen seal. Siis läksime ja nad kohe tulid ise ka nagu, et said vist aru, et need on vist enam-vähem mängumehed, et vist hakkame nendega mängima.
lõid patsu, rääkisime natukene juttu ka, Moll kohe küsis seal, et et kas esimest korda Norras ja kuidas meeldib ja et kus tema elab ja kus ta pärit on ja ta oli sealt samast lähedalt tegelikult Te ei saanudki normaalselt sooja teha, kuna Moll tahtis hullult juttu rääkida. Just jah, et võib-olla see oli nende taktika, et aga ta oli lähedalt pärit, sa ütlesid, jah? jaa, me olime seal Lillesandis, mängisime sealt, ma arvan, et 20 kilomeetri kaugusel oli suurem linn Kristjansand, ta oli sealt pärit ja ma tean ka seda, et nüüd praegusel hetkel ta elab Bergenis. Et ikka jõudsime omajagu juttu puhuda. Ja nüüd kuidagi mängu ajal oli ka see, et saime võib-olla seda MK vibe'i ka tunda, et siin Eestis oled harjunud nagu teistsuguse energiaga seal platsil, siis seal oli ikka väga siuke sõbralik, aga samas ka siuke võitluslik, et see oli nagu päris lahe ja mulle tundub, et nemad nautisid ka tegelikult seda, et neil ikkagi kodupublik, ma ei tea, millal nad viimati enne seda olid mänginud seal, kodupublik oli ka mõnusalt taga ja oli päris häid pallivahetusi ka, et minu arust Dima nagu lahendas selles mängus ikka väga hullult neid asju seal. Et Mollil oli vahepeal nagu, et kuidas teed seda nagu, et mis toimub, et see oli nagu päris lahe ja jääb eluks ajaks meelde. Milline see mänguline kogemus oli Moll Soorumiga? Mida sa väljakul kogesid? No täpselt nagu Urmas kirjeldas, et kuidagi nagu võib-olla vahepeal Eestis mängides, et sa mängid kellega, ta tahab nagu natuke sind ära tappa sellega nagu oma mänguga, tahab sind ära süüa, aga seal oli hoopis, et mängisid nagu Moll Soorumi vastu, siis nemad tahtsid sinu koos mängida. Et kui sina midagi tegid hästi, siis ka nagu nemad seda ka nagu respekteerisid, et nagu vau, äge, see oli hea. Jah, et kuidagi selline olla rohkem mänguline. Ja. Kui kõrge on Molli blokk? Väga kõrge. Aga Eestis on Urmas Piik, kes pani nii Mollile kui ka Soorumile ühes mängus bloki. Ja Molli blokist rääkides, siis mul oli üks olukord selline, et ma ei tea, kas sain mingi kaitsepalli, olin seal võrgu all pikali, siis Dima tõstis, see oli meeter meie poolel, aga ta oli nagu allpool trossi juba. Ja siis ma pidin sealt mingi lahenduse tegema, siis ma vaatasin, mis teha ja siis ma vaatasin, et seal mingi vend on nagu ikka täiesti nagu sealt üle ja siis ma proovisin, et ainuke, mis mul seal pähe tuli, võib-olla oleks nüüd tagantjärgi kuidagi oleks saanud õrnalt plokki ja uuesti üles mängida, aga siis ma tahtsin nagu lüüa niimoodi, et võrk on siin ja lüüa siit niimoodi outi vasaku käega. Ja lõin ka, aga kahjuks tema käsi ei puutunud. See oli ka nagu see moment, et Moll vaatas ka, et ise nagu naeratas, ütles, et kuule, nagu päris hea idee oli, aga jooksin natuke kokku, et Eestis ei pea siukseid lahendusi otsima, et vahed lihtsalt Dima suunas enam-vähem palli teele, et äkki võtab näpud ära. Kuidas Soorumi kaitse? Jõudis mingitele pallid alla, kus ei ole harjunud, et keegi üles toob? Ma ei tea, ma arvan, et selles suhtes ega ta on siuke hästi rahulik kaitsemängija või kuidas öelda, et ma arvan, et siin siuksed Eestis on ka siuksed sagijaid või justkui nagu näiliselt rabelejaid rohkem kui on Soorum, aga ta ikkagi üli rahulik ja hea positsiooni valikuga, et ega ta seal mingit ulmehüppeid ei teinud, nagu tihtilugu ma MK-d vaatad ka, et ega ta ei tee, aga ta on lihtsalt õiges kohas, mul tundub, et teda on väga raske nagu ehmatada seal kaitses, et ta ülirahulikult oli seal ja tihtilugu õiges kohas ja teeb väga kvaliteetse puute siis, kui talle sinna pihta ka lööd, et ikka selles suhtes ma arvan, Molli ploki taga ongi hea rahulik olla. Aga teate, üks asi, mis oli teistsugune, oli soojendusel ajal. Soojendusel ajal oli hirmus. Nagu reaalselt oli elu hirmus, et see, et lüüakse pihta sulle. Et nagu need löögid olid nii tugevad. Et see ikka, ma meelega keerasin selga, et ma nagu ei näeks seda. Et lihtsalt noh, et on hirmus, aga vähemalt ma ei tee sellest välja. Aga mul kadus just see hirm ära, siis ma sain aru, et nad teevad täpselt seda, mida nad tahavad. Et mul oli üks selline olukord, kus ma olin, ma arvan, 6-7 meetri vahel platsi peal, vasakul pool siis, ja Moll tuli paremalt poolt siis nende poolt lööma, tuli tõsta ilusti võrgu peale, enne vaatas mulle otsa, mul tundus, et ta sai aru, et ta on seal 6 meetri peal, ma löön siis 2 meetrisse, siis pall põrkab suure kaarega sinust üle, nii tegi ka nagu. Et okei, et siin vist ei saa pihta, aga väga kõva löögid ikka. Kiitus teile ka, me räägime maailma parimast paarist, aga minu arust see mäng oli tõesti äge. Loomulikult Moll Soorum lõpuks käisid teid ära, kui nüüd kasutada sellist väljendit, mida võib-olla Dima ei kasutaks siinkohal, aga see mäng oli huvitav, oli tõesti väga palju väga häid pallivahetusi. Ma usun, et seal sees olla oli äge ja te võib-olla avastasite ka endas mingisugused oskused.
jah, see oli väga inspireeriv ja selline kindlustandev. Kuule, aga lõpetame selle, et okei, Soorumile sa saad ploki ette, Urmas, noh, saame aru, igal pool jänesekõrvad kuskilt võivad vahel välja hüpata, aga Mollile panna plokk, see oli ikkagi ka üks karjääri ilmselt tipphetki või? Ei tea, selles suhtes, et tehniliselt see plokk suurem asi ei olnud, et ma hüppasin, ütleme nii, et sain aru, et ainuke võimalus on siit, ütleme, olin seal võrgu juures, hüppasin umbes meeter võrgust eemale ja lootes, et ta midagi sellist teeb ja midagi sellist ta tegi ja kui ma, no suur ime oli, et see sealt niimoodi ilusti üle ka põrkas ja aga see oli ainuke lootus. Milline tema pilk pärast seda rünnakut, vaatas ta sulle otse korra? Ta oli vist segaduses jah, et mida sa teed selle, et nii ei hüpata plokki. MK-s asjad nii ei käi või? Ja mida pärast mängu tegite pildi seal koos, kas veel rääkisite, ma saan, et tuli kutse juba Bergenisse külla perekonnaga? Ei, siis oli juba jah, et seal oli pildisoovijaid teisigi, et ka meil tuldi seal pilti tegema, autogrammi küsima ja siis läks juba sagimiseks, et see oli ka päris huvitav, kui lahe see Norras oli, et kui suured fännid lapsed seal olid, et pidime seal, ma arvan, et 50 lapsele vähemalt autogrammi andma, et väga, väga lahe ja ikka kõva spordiala seal Norras. Mõnus. No kui me räägime siin naistest ka lühidalt, no paratamatult, kui meil on saates mehed, kes on värskelt mänginud, siis meie keskendumine on seal, aga ma usun, et nii, me peame nüüd, ma ennetsin valesti, Hollas Soomets. Sellist paari enam Eestis ei ole seal. Ei ole, jah. Hollas vahetas paarilist, on olemas Hollas Remmelg, soovime õnne. Liisa abiellus siis endise laskusõetaja Martin Remmelgaga. Väga huvitav, minu arust see rannavolle kogukonna värkele. Kes on Martin Remmelg Eesti rannavolles? Ta on kaameramees. No ei, see nii peab ikka ütlema ilusamini. Ta teeb Eestis, ise toodab kõiki neid volle mängude ülekandeid. Ehk siis tema koordineerib, et õiged reklaamid saaksid vahele, samal ajal ise ka vahel hoiab kaamerat, nii et selline mees on meil võtta ja nüüd on ta siis Liisa ära kosinud. Ja mis ma tahtsin öelda, et nii Hollas Remmelg kui ka Kuivanen Jürgenson mängivad siin nädalavahetusel Helsingis Futures etappi, kuhu ei pääsenud Urmas ega Dima peale paraku. Meie naised pääsesid, nii et ma julgeks öelda, et võib-olla nende jaoks see etapp on nüüd päris hea selline jälle proovikivi, kus me saame natukene rohkem aimu, mis seisus nad on, et ma ütleksin, et päris palju sellist ebastabiilseid esitusi on tulnud mõlemalt paarilt seni, et minu jaoks oli üllatav, kui hästi Hollas Soome selleks ühe mängu seal Nations Cupil mängisid, ma teadsin, et Liisal on õlaprobleem, ometi väga selline kindel kontrollitud mäng, samal ajal Kuivanen Jürgenson, kes justkui tundus, et võiksid olla sellel hetkel paremas seos, tegid üsna ebastabiilseid mänge seal. Samal ajal on ka olnud vastupidiseid olukordi, kus Kuivanen Jürgenson tunduvad mingil hetkel paremad, et loodetavasti Helsingist mingit pilti ka näeb, et saaks natukene meie naiste mänge jälgida, et jube keeruline alaga kursis hoida, kui nad on välismaal ja mingid otsepilte kuskilt ei toodeta, nii et elame neile kõvasti kaasa, olgu see siin lõpus ka öeldud, meil on ikkagi naistepaarid ka päris korralikul tasemel ja tore, et nad seda teekonda nii tõsiselt jätkavad. Nii, aga meil on aeg minna edasi, mulle tundub, et me võiksime minna äkki Dmitri Korotkovi personaalteema juurde, kui see sulle sobib ja tuleme siis Tiima juurde, 24-aastane Narvast pärit. Kuidas on võimalik, et Narvas üldse satub üks inimene võrkpallitrenni? See ei tundu esimene valik kindlasti seal olevat. No meie jaoks oli esimene ja ainukene, kuna minu isa oli ka ise võrkpallur. No siiamaani mängib. Mis tasemel ta, see on ikkagi lõbu? Esiliiga tasemel. Nagu tol hetkel nagu Narvas oli ikkagi üsnagi tugev esiliiga võrkpalliklubi. Nemad ikkagi võitlesid seal medalite eest. Ja mis positsioonil isa mängis? Sidemängija. Nii et sul on tõsted olnud lapsest saati ilusti ees? Ja siis temalt tulnud üks hea väljend, kuna ma nagu lapsena väga palju teinud temaga trenni ja siis ta tõstis ja mingi aeg ta nagu hakkas nagu tõstma natukene härbama, mitte nii täpsemaks muutuma ja siis ta ütles trennis niimoodi, kuule Tiima, et hea tõstet lööb ka ahv maha, sina õppi lööma igasugust tõstet. Et sealt tuli võib-olla esimene nagu tarkusetera, et ma pean nagu hakkama õppima lööma. Väga hea. Kuidas võrkpallitee sul algas? Eks ole, mängisid ju saali võrkpalli pikki aastaid ja oled ka välismaal tegelikult mänginud? Jah. Kuidas, mitu treeninggruppi näiteks üldse oli Narvas võrkpalli omi? No meil oli, siiamaani on, seal on kaks treenerit, nagu üks spordikool, aga kaks erinevad treenerid ja ega seal on iga vanuse, näiteks ma ei tea, U16 poisid, seal ongi ainult üks grupp, kes seal rohkem ei ole, nagu ühel treeneril, teisel treeneril.
ja siis mina olin äkki, ma alustasin 6-aastaselt, siis on meie 10-aastaseni ma olin ühe treeneri käe all nagu trennis käinud, siis ma vahetasin treenerid ja siis, kui ma olin 15, siis ma vahetasin Narvat Tallinna vastu, siis ma mängisin VK Tähe all, Jaan Prassi käe all. No tegelikult sa tulid Tallinnasse nii, et sul eesti keelt palju sa üldse oskasid seda? No tol hetkel veel väga nigel. Oli jah? Ikka nigel oli jah. Sest oleme ausad, ega Narvas tollel ja nagu me täna uudistest teame, ka täna ei ole see koolides eesti keele õppimine ega ka õpetamine väga lihtne asi. Ja nagu praegu on nagu ainult paremaks läinud, praegu koolides on minu arust 60% on see õppekava on, et ikka vähemalt midagigi nõutakse sinult, et tol hetkel, kui mina olin, siis mul ikkagi mina õppisin venekeelses koolis, kus oli eesti keele tund, ehk siis ma arvan, sama palju oskasin nagu, ma ei tea, Kusti vene keelt. Mitte paha pärast no, ehk siis jah, et seal nagu hakkasin õppima seda eesti keelt, et esimene aasta, kui ma olin VK Tähe all, et ma elasin ikkagi Narvas, iga nädalavahetus ma sõitsin Tallinna, et tegin trenni seal, sel ajal juba see klubi mängis ka esiliigat, siis mängisime esiliigat või oma noortevõistlusi, siis tulingi tagasi. Seal nagu tegisid sõbrad, siis olid iga suvi Rõuge laagrid, spordilaagrid, seal 2-3 nädalat sai kõvasti trenni tehtud, palju sõbradega seda nii-öelda keelt praktiseeritud. Ja seal kuidagi nagu jäi see püsima, et kas see oli raske ka? Me teame, ei ole alati kõige lihtsam integreeruda teise keskkonda, teise keeleruumi. No tagandi nagu praegu võiks öelda ei olnud raske, sest oli nagu ma lähtusin kogu aeg sellest, ma tahtsin väga mängida võrkpalli. Et nagu sellest ja siis nagu see kogu sõpruse keel nagu oli teisjärgmine, tal tuli nagu kaasa. Et ma tol hetkel väga ei mõelnud seda, et mul pead olema sõbrad seal. Et nagu seda vajadus ei olnud, aga nad lihtsalt tulidki kaasa nagu loomulikult. Seega oli pigem nagu lihtsam. Sa oled mänginud ju tegelikult välismaal Belgias 2 hooaega. Sa oled Eesti koondiseski olnud Georgi Kretsu käe all 1 suve vist mingi perioodi. Mis on huvitav küsimus, mida ma olen ise avastanud seda saadet tehes, Mart Tiisar ütles seda meile Eesti rahvuskoondise kohta, et ta tundis natukene, et ta ei saanud seal kohe omaks ja seal on nii mugav olla. Samamoodi Eva-Liisa Kuivanen ütles meile eelmises saates, et Eesti rahvuskoondises kuidagi see ei olnud nii mõnus olek, kui on rannas eraldi olla. Sina oled ka Eesti rahvusmeeskonnas olnud ja lõpuks rannavõrkpalli otsustanud. Kas sul oli mingi sarnane tunne sees? No mul oli pigem nagu koguni selle täiskasvanu nii-öelda saalivõrkpalli kohta on selline tunne, et nagu ikkagi on olemas üks boss, kes arvab, et tema nagu paigutab, sina teed seda, siis olemas nagu võistkonnas see sisemine selline hierarhia ja, et sul on nagu olemas vanemad, nemad peavad ütlema nagu noorkidele, mis nad peavad tegema ja see ikkagi nagu pärsis. Nii et kas see oli ka üks selget põhjused, miks sa lõpuks rannakasuks otsustasid? Ja oli üks põhjustest, et lõpuks oli lihtsalt ei näinud seda nii-öelda arengut, nagu iseseisva arengut. Tegi trenni, tulin koju, eks tal hetkel ei osanud mõelda ka, et mis teha ka peale trenni, et nagu oled väsinud, ju siis lähed magama. No sinu rannavõrkpalli tee on selles suhtes ikkagi erinev, et sa oled mänginud, hoolimata sellest, et sa oled alles 24-aastane, sa oled mänginud väga paljude huvitavate paarilistega. Ma panin siin mõned kirja. Esimene projekt oli Mihkel Tanilaga koos, Kusti ja Mart, Kustil nüüd oli aeg minna, aga praegu ka temast ei ole juttu, see on meie saate eripära, et kui inimene tahab, siis ta lihtsalt läheb ja me usaldame teda, et küll ta kunagi tuleb tagasi. Aga esimene paariline oli Tanila ja Dima Danila. Mulle meeldis see juba see kooslus, kui seda nagu nime kombinatsiooni kasutada. Mart pani tegelikult selle koosluse kokku või keegi teie grupist, kas oli nii? Teil oli mõte, et teeme Eestisse teise paari, aitame neid omalt poolt kaasa ja teile tundus, et see võiks olla hea lahendus? Jah, me tegime sellise projekti siukse suvise äkki, et natuke siis toetasime, mõtlesime, kelle võiks nagu kokku panna. Meie jaoks nagu siuksed teravamad kujud rannavõrkpallis just, kes tundus, et võiks nagu moodustada hea paari, et ega me seal muud võib-olla kaugemale ei mõelnud, et kas natuke sobiks kokku või muudel põhjustel või mitte, aga mõtlesime, et tore oleks, kui oleks teine paar ka, et olime üksinda nühkinud seda küll ja veel ja panime väikse investeeringu sinna sisse ja ma ütleks, et lõppude lõpuks oli see väga hea algatus ja ma arvan, et siiamaani on see olnud väga positiivne algus. Jaa, aga ma siiski kommenteeriks vahele, et see päris esimene projekt ei olnud, et aeg enne seda olime me päris Jao ja Tiimaga teinud, et ja seal pärast seda tekkis mõte, et lihtsalt Mihkli kasuks kindlasti rääkis see, et
neil oli soov ikkagi, et nii-öelda professionaalselt teha, ka päevasel ajal trenni teha, võib-olla mitu korda päevas teha, minul ei olnud nagu see võimalik, aga just enne seda olime meie tiimaga koos mänginud, see esimene kord, kui me mängisime koos. Oota, küsimus Mardile, kas Urmas oli ka valikus või? Ei mäleta seda, et oleks olnud tundub, et ei ole. nii et see paar, mis nüüd sellel kevadel kokku sai, oleks võinud kokku saada juba õige mitu suve tagasi. Aga me ei hakka, meil minu arust ka tõesti, vähemalt sellest projektist sündis ju üks rannavõrkpallur meil juurde, Timo Korotkov, kes võib-olla saalis ei oleks ikkagi nii kaugele või kõrgele võinud jõuda, ma pean seda silmas, et võib-olla Euroopa tipptasemel sa päris läbi löönud ei oleks, et sa mängisid ju Belgias esimese aasta kõrgliigas, teise vist juba esiliigas, et see ei olnud päris selline välismaal käimine, et mängime meistrite liigat ja mõtleme, kuhu kõik see summa panna, mis kontole tuleb iga kuu. Kusti naaseb väljakule, seda vahetust, näiteks Kusti saabki praegu ära kustuda, mida Rannavoole väljakul ei saa, et Rannavooles vahetusi teha ei saa, ta peab alati Mardi kõrval olema, aga meie saates saab käia nii, et korra käib sõnagi ütlemata ja tuleb tagasi ja tunneb ennast paremini. Aga Tiima, sul on paaris veel olnud, Timo Lõhmus olen ma kirja pannud, Jaan Rebel eelmisest hooajast ja mul on ka kaks sellist Karli Allik ja Karri Naldo, kellega sul õnnestunud koos mängida. Päris palju erinevaid kogemusi, mida sa ise ütleksid just selle osas, et kui palju see on sind õpetanud ja kasvatanud, et sa oled nii palju erinevate huvitavate paarilistega mänginud? Ikka päris palju. Ikka iga paarin on erinev ja iga nagu nagu iga isiku käes ma saan ikka erinevad õpetunnid. Ikka siiamaani nagu tulu toovad need õpetunnid. Aga selles suhtes on olnud ikkagi päris karm see teekond, et sel talvel veel sa olid näiteks täiesti üksinda, mõtlesid, et ei tea, mis see suvi üldse toob, kas mängid turniire, kui mängid, siis võib-olla oma lõbuks, et sul ei olnud nende eelnevate paarilistega, kui sa tõsiselt olid trenni teinud, ei olnud sellist klappi tekkinud, oskad sa natuke selitada ka seda? Erinevad inimesed, erinevad ideed, muud põhjused? No ei tea, jah. Ei ole lihtsalt tekkinud seda, et kuidagi oli võib-olla alguses alati ju, miks nagu see tekkis idee koos mängida, ikkagi klappisid, vaatasid, et tundus nagu sobime ja siis võib-olla nagu see vaade võrkpallile, nagu see läks nagu erinevat pidi. Mitte see, et Karlidega mul oli suurepärane. Karlidega, üks läks lihtsalt koondise mängima, teine läks Kus ta on alati olemas selleks, Tiima, siiamaani. Anna märku, kui on vaja. Alati Eesti meistrivõistlusteks, ma registreerin sellest üksinda, et kui sul parasjagu paarine ära kukub, siis ma olen vähemalt kirjas ja me saame peale minna. Super, noh. Ja siis, mis ta oli, Jaaniga siiamaani saame hästi läbi, lihtsalt ongi võib-olla mängilusti saanud ja Timo poolnädalt läks ka saali. No aga põhipõhjusest oli ikkagi ka see, et Indrek Verro see sama juhendamisstiil, millest me oleme siis saates ka Indreku endaga rääkinud, et see on nii kardinaalselt teistsugune sellest traditsiooniliselt, mille me harjunud võrkpalli või sporti suhtuma, et sinu paarilised ei ole keegi lõpuni selle ideega kaasa läinud, jah? Jah. Et see nõuab ikkagi meeletut keskendumist ja meeletut uskumist sellesse protsessi. Ilmselt küll, jah. Kuidas Urmasega on? Kõik hästi. Urmasega on teistsugune suve, et kui eelnevatega, mitte paha pärast, mitte paha pärast, aga see eelneval nagu sõpruselt nagu põhinev koostöö oli. See Urmasega ei olnud nagu niimoodi, et ma nagu tunne, et ma pean olema väga tugev semu, selleks mängida koos. Ma tunnen, et nagu pigem nagu teeme nagu mängime koos ja seal olles nagu hästi läbi saame. Mitte nagu teistpidi. Tulid sulle üllatusena, et Urmas sulle kevadel... Jaa, väga hea üllatus oli. Kuidas see välja nägi? Meenuta seda? Ma olin tol ajal Türgis, mäletan, ma trenni andsin ja siis vaatasin telefonist, vaatan Urmas kirjutas, siis ma mäletan, et mul oli tol hetkel juba mõtted, et ma mängin suvel ikkagi Indrek Verroga. Siis ma konsulteerisin Indrekuga, kas ta annaks loa mulle reeta teda. Siis ta ütles jaa muidugi, siis ma vastasin ja nii ta sündis. Kuidas esimesed kuud on kulgenud? No väga hästi, minu arust oli väga hea. Siiamaani on hea ja et kas see inimlik touch on ikkagi üleoluline sinu kogemuste põhjal ka seal väljakul olles, et te saate mängust samamoodi aru ja sellest lähenemisest, jah? Ja no Urmasega on see teema, et nagu tema niivõrd nagu tark mängija, et meie jaoks nagu siiamaani ei tekkinud sellist diskussiooni, et miks me teen niimoodi, mitte naamodi, et pigem nagu asi on nagu loomulik, nagu loogiline ja nagu ka väljaspool, et Urmas nagu tark harjutud inimene ikka põnev palju uusi saada.
no mina võin ka öelda kuulajatele, vaatajatele ära, et mis muidugi Dima Korotkovi tasemest räägib eriti palju, et ta on ainus inimene siin maamunal, kes on suutnud minu viia Eesti meistrivõistlustel poolfinaali. Et see on ikkagi kvaliteedi näitaja ja kui ma seda alustan võib-olla lauselt natuke naljaga, siis tegelikult oleme ausad, ega ma ei oleks sinna poolfinaali jõudnud, kui sina nii palju vastutust enda peale oleks võtnud ja neid teisi palju nii hästi lahendanud, et sul on olnud alati kuidagi mängus sees see selline väga mitmekülgne lahenduste leidmine ja otsimine, mis on sulle toonud päris palju ilmselt edu ka, et sa leiad ja näed väljakul võimalusi. Oled ise nõus sellega? Väga hea. See vastus on ka kätte saadud siin tiimalt. Kuhu tuuled edasi kannavad või purjed? Millised ideed teil Urmasega on hetkel? No, hetkel me proovime võistleda nii palju kui võimalik, et praegu vaata selle graafikud, siis meil ikkagi jaanipäevad on läinud vaba nädalavahetus. Et nüüd on meil ootamas siis Jääkäärus toimuv turniir, siis on Petronas Pärnus, siis me, võib-olla rääkida nagu rahvusvahelist turniirist, me oleme pannud küll igale pool kirja, aga lihtsalt sinna peale ei pääsegi praegu veel. Et peamine lootus on pääseda seal Poolas, Varssavas toimuvatele Future'si etappidele. No väike lootus on Belgia ka äkki? Jaa, Belgia ja Lüvenis toimuvad turniir, et äkki ka sinna saab. Sinu idee on saada ikkagi päris professionaalseks rannavõrkpalluriks, kes võib nii öelda? Ja on, jah. See ei ole kuskile kadunud? Absoluutselt mitte. Urmas on 37 nüüd. Hiljuti sai, palju õnne sul tagantjärele. Aitäh. Kas see paneb pigem mõtlema, et no nii, kes see järgmine mees on juba otsid turniiridelt, vaatad silma, kus on mõni hea paar? Kui võrra sa olid, Karl? 30 alles. Noor mängija, arenev. Mõtlen, 7 aastaga sa ju võiksid. No midagi ma kindlasti võiksin, kaalust juurde võtta näiteks. Aga kuidas sa mõtled sellele tulevikule? No praegu ikkagi selline suvi korra, see suvi ja siis vaatame edasi. Et ei oska midagi ette planeerida, et igal juhul nagu jään liivale ja teen trenni ja meelega mängiks nii palju kui saab Urmasega ja avatud kõigidele ka võimalustele, et mis iganes ette toob. Just, et meil põhimõtteliselt on Tiimaga selline kokkulepe, et mina proovin hea meelega naudin seda perioodi oma elus siin hilises karjääris, et mängin neid MK-sid, aga tegelikkuses ikkagi see suur soov on see, et Tiima saaks seda MK kogemust juba ja tuleks ikkagi üks hea mängumees, kes siin järgnevatel aastatel Tiimaga seda MK karusselli kaasa teeks. Aga ega Eestis vist liiga lihtne ei ole leida sellist noort mängijat hetkel, kes on, ütleme, lõpetamas keskkooli ja tahaks meeletult pühendunult just rannavõrkpalli keskenduda? No nii palju vist ei ole jah, aga no mingisugused väiksed sugumed nagu sündimas, et äkki keegi tulemas. Selge. Aga see näitab tulevik, ei teagi. Nii palju fakte. Sinu teema lõpetuseks, sa oled ju treener ka, mis meeletu pundis omal kokku panid Ülemiste Beach House'i esimeseks talveks. Põhimõtteliselt Eestis vist ei ole enam varsti inimest, kes ei tahaks tiimatrenniga liituda, aga kõigil võimalus kahtlemata ei ole, sest lihtsalt sinu aeg on ka mingil hetkel samas otsa. Räägi, palju sul õpilasi esimese talvega Beach House'is kogunes, sa said varem ju Terasis juba tegelikult trenni andnud, nii et sul oli kogemus all, aga kuidas see treeneritöö edeneb, jah? No mul on, jah, see nii-öelda Tallinna periood oli päris suur koormus, mul oli kokku 20, ma ei tea, keskmiselt 22 trenni nädalas. Ehk siis mis ta mul oli jah, umbes 100 midagi pluss nagu need nii-öelda inimesed, kes nagu käisid trennides erinevatel viisile. No 22 trenni nädalas, see on siis ütleme 33 tundi nädalas, see on põhimõtteliselt täiskohaga töö ja juurde ka arvestades, kui intensiivne on ühe trenni andmine. Ja. No lõpus ma olin üsna passiivne. Eks ma seda ka õpin, et kuidas olla nagu säästlikum ka selles. Kuidas see võimalik on, kas tuleb võtta gruppe vähemaks või tuleb kuidagi osata siis olla väljaku kõrval? Mängija. Täna teeme 1,5 tundi mängu ja ma lähen võtan kohvi praegu, aga ma tulen 1,5 tunni pärast tagasi, kui te lõpetate, et siis teeme väljakud ka ära. Ja pallid on kapis. Ja see on Messengeris kirjutatud. Ja lõpus saad juba Messengeri üle, et head sõbrad, et täna teete trenni selle 1,5 tundi mängu, et olge tubid, saabki pilt, kui on trenn lõppenud. Ei, täna on mänguline trenn. Aga treeneramet sulle meeldib? Jaa, väga meeldib. Et see nagu küll koormab, aga see nagu väga toetab ka minu seda teekonda. Näiteks ta toetab ka võib-olla rahalistega. Ma muud ei saaksin nagu rannavõrkpalli mängida, aga see toetab seda nii-öelda, minu arust üks saade, keegi teist mainis, et seal on saanud palju taipamisi. Aga nii ta ongi, et vahepeal trennis on nagu mingisugune asi, mis me õpime,
nägemine ja siis on trennis tahaks ka nagu üle anda seda, mina õppisin seda, et vaata nagu proovime seda viisi ja siis kuidagi selle trenni andes siis on nagu tekib mõte, aga prooviks veel niimoodi ja siis vaatad kellegi pealt, äge, et tal nagu need asjad välja kujunemas, et kuidagi nagu see hakkab välja kujunema ka enda jaoks nagu proovida ja nii edasi. Ma võin öelda ka kuulajatele ära, et Dima on ka fantastiline treener, ta inimesena juba mõjub nii soojalt, et oskab inimestega nii hästi suhelda ja neid ka asju edasi anda, et ma vahel ka teen kõrval väljakul trenni ja üks silm on seal palli peal, ma vaatan, et niikuinii Kusti lööb nii täpselt, et ma niikuinii palli kalla, aga ma tean, et teise silmaga vähemalt näen, mida Dima hoolealustele annab, et sealt on hea harjutus, mida võtta. Ma olen ise ka suvel hakanud trenni andma Jõega rannakeskuses ja see on tõesti hästi huvitav, see trenni andmine, et ma ei ole ju kunagi õppinud treeneriks, nüüd ma saan aru, et meil suve lõpus vist tuleb Rannavolle treeneri koolitus, Kristjan Kais paneb Tartus sellist koolitus kokku, nii et kui keegi kuulajatest tahab liituda, kas või harrastajatest saada targemaks, ma usun, et kaks päeva vist, mis see kestab, see annab väga palju juurde, isegi kui ei ole otsest ideed nüüd treeneriks saada. Aga et see, kui palju see just sind ennast nagu ala veel sügavamalt mõtlema paneb ja mis minu puhul on äge, et ma kindlasti ei ole ju A-taseme mängijate, naiste ega meeste supertreener, sest ma olen ise võib-olla nende tasemel ja ma võib-olla ei oska detaili edasi anda, aga mis on äge, on mingid C või D taseme naised, kes tulevad sinna trenni 8 kesi, neil on juba enne trenni lõbu, siis sa lähed sinna trenni ise täiega emotsionaalselt sisse, kuidagi oled seal nii tuhinaga sees ja ütled neile, saad kätte nüüd, et sa saad sellise emotsiooni laksu lõpuks sellest trennist, et mina olen siiani küll pea igast trennist teinud ära, eriti kui naistega trennid, neilt see tagasiside on ka trenni lõpus, nad ütlevad, et see oli maailma parim trenn ja sa oled maailma kõige ägedam treener, siis sa hetkeks mõtled, ju ma olengi, siis hakkad autoga tagasi koos ja ütled, aga ei, see oli ilmselt ikkagi liialdus, oli päris, tegelikult on mul veel minna päris palju, aga see emotsioon on tegelikult äge, ma ei osanud arvata, et on võimalik näiteks C või D täitsa algajatele trenni andes saada sellist emotsiooni, aga saab. On jah, aga ma korraks vaheline teemad on see, et miks nagu rannavõrkpalli juurde tulin. Millest nagu hästi suure rolli mängis Indrek Varro, et ta kunagi ütles mulle sellist asja. On see, et ta vaade kogu selle asjale ei ole nagu kordagi selline, et et sa oled selline, et sinu piir on selline. Nagu mis on saalis väga tihti, et vaadatakse sinna peale, et okei, sina oled temporünde, ega sa nurgast hakkama ei saa. Siis tema nagu kogu vaade oli see, et nagu sa võid olla parim, sa nagu sa pead lihtsalt nagu arendama kõik oma oskused, mis iganes on vaja. Ja kas seda samamoodi ma proovin ka olla nii-öelda trennis, et vahepeal vaat nagu ei tule tal väga välja. Aga sa proovid vaadata, aga mis ma saaksin nagu tema jaoks nagu teha, et tema oleks nagu parim, nagu umbes sellise ja siis nagu hakkab koorma head ideed ja siis nagu vaatad, nii äge, et ta õnnestub, altsööd ei lenda juba sinna, vaid anna, äge. On. Ja need, mis sulle endale tunduvad nii lihtsad asjad, need vahel, kui sa annad sellele, ütleme, treenitavale ja tema näeb sellest sellist avastusmomenti, et see on ka äge on seda tabada, et sellist asja on võimalik anda. Urmas, saad ka trenni andnud. Ma tean üks leedulanna näiteks väga kiitis eile sinu treeningut, ütles, et uskumatu, kui palju huvitavaid nüansse ta sai detailselt teada rannavõrkpalli mängu kohta. Jaa, mulle ka väga meeldib tegelikult trennide andmine, et just see, tegelikult sa saad sealt ka ise emotsionaalse laengu ja sa tegelikult taipad mingeid asju, nagu Dima just rääkis, et kui sa näed nagu erinevaid inimesi mingit sama elementi tegemas, siis tegelikult sa saad aru, et see ikka ei ole nagu niimoodi ainult, vaid see on palju suurem ja laiem teema ja ei ole nagu, et ainult nii on õige või ainult naa on õige, et see on päris äge ja siuke inimestega suhtlus ja kogu see pool tegelikult on lahe ja me oleme ju ka lastega see suvi tegelema hakanud, et see on hoopis teine maailm veel ja ka omamoodi väga äge, et kui ägedalt nad asjas sees on ja kuidas nad tahavad paremaks saada ja samas kuidas on ka mingisugused raskuskohad, et kuidas nad ikkagi seda harjutust tegema panna, et nad ära ei väsiks ja et nad ikka kuulaks ja seal on nagu siuksed poolt nagu päris palju sees, et päris äge. Lastetrennid ka üks täielik äge avastus jälle, ma mõtlesin, et see on selline jube raske töö ja pingeline ja kuidas nendega toime tuled, aga seni me oleme paar nädalat neid andnud, meil on üks 40 last umbes suvel siis Rannavolle trennides ja meil on väiksem grupp, kus on siis U12, U14, nagu seal on ka päris 7-aastaseid poissi-tüdrukuid sees ja siis on vanem, kus on U18, U18, U16
koos, et see esimene, see väiksemale pundis on siuke nunnu mõtted, mingid ägedad mängud, keegi tuleb ja ütleb, aga mul sai hommikul koer sai süsti loomaarsti juures, no näed, koer sai süsti, kas sul kass ka on, eks ole, et see on siuke tore suhtlus ja kui armsalt esimene nädal vaatad, nad on siuksed, istuvad seal ja vaatad, teine nädal juba tuled ise juurde, oi, tšau, Karl ja Patsu, et see on nagu nii äge areng, kuidas laps nagu hakkab sind tundma paremini ja siis vanematele gruppidele on juba äge see, et ma vaatan, meil on seal 3 tütarlast, üks on ka tennise taustaga, teised on ikkagi võrku mängid, kas vist Tatsis mängivad saalivõrkpalli ja sa näed, et need on nüüd 14-15 aastast tüdrust, neil on juba puude päris hea ja sa näed, et sa saad neile midagi juurde anda ja sa juba mõtled, taevas appi, äkki neist tulevikus tulebki mingi päris hea võrkpallur ja kui hea tunne sul siis on, et vau, et mäletad, kuidas me seal Jõekäärus kunagi seda altsööt alustasime või mitte alustanud, vaid harjutasime, et siuke äge ka siuke arengumoment, et sa tead, et nendest samadest inimestest võib tulevikus tulla sul mõni hea konkurent või veelgi parem mängija, et ülilahe avastus, täitsa soovitan, head sõbrad, kui teil isegi ei ole toetajaks ühtegi banaani, hakake rannavõrkpalli trenni andma, väga äge kogemus. Vabandust, ma olen täiesti lummuses sellest trenni andmisest, ma ei olnud enne neid trenne nii andnud, nii et äge kogemus. Aga head sõbrad, meil on täna saates veel teemasid, läheme nüüd edasi, ma proovin kõik toetajate nimed ka ära mainida. Kiirkasiino, Eesti rannavolle GP-sarja juurde, esimesed 2 etappi on peetud, avaetapp oli siis Škoda Rakvere Cup ja nüüd teine turniir oli Tartu Jazzpesulat Cup. Nii et kui nimetatud 3 toetajast mõni tahab ka meie saatel abiks tulla, siis jälle olete oodatud. Kuidas see hooaja algus on tundunud? Urmas, Tiima, te olete mõlemad etapil mänginud, Kusti Mart ei ole osalenud seekord, nendelt ma ei hakka küsima. Milline see üldine tunnetus on, kuidas see GP-sari meil elab ja milline on tase? Parenenud. Aga näha on need, kes on aastaringselt käivad siin, kas olgu see Beach House'is või terases trenni tegemas, ikkagi nende üldine tase on tõusnud. Et ka need, et üks päev nagu sattusime selle võistlustel rääkima Karl-Jaaniga, et ta ütles nagu, ma ei tea, no, kas mina olen kehvemaks läinud või kõik teised on paremaks läinud. No. Et mulle endale ka tundub, et need, kes nagu käivad aastaringselt, nad natukene nagu alati lisavad seda grammi võrra juurde seda tasemest. Jaa, ma olen ka nõus sellega, et tundub küll, et eriti juba eelmine hooaeg ja võib-olla üle-eelmine märkasin seda eriti, et need, kes seal tugevamad paarid olid, eriti just hooaja alguses, olid päris kaugel, aga nad siis suve lõpuks võtsid natukene järgi, et huvitav on nüüd jälgida, et kuidas see aasta läheb, et pigem mul tundub, et see ikkagi et need, kes ikkagi aastaringselt rannavallet mängivad, siis neil on nagu selge eelis ikkagi. Ja mulle teeb nagu rõõmu ka see, et päris palju paare on olnud. Igal pool on korralikud kvalifikatsioonid olnud. Rakveres 53 paari, mis on viimaste aasta rekord, 33 meeste ja 20 naiste paari registreeris. Ma küll uurisin, aga Eestis ei ole kuskilt võimalik seda vähemalt kätte saada, et palju see päris osalemiste rekord on. Siin on teada ainult viimaste aastate info. Aga jah, äge, just. Palju. Ja mulle mängijana ikkagi olles siin, ma ei tea, nüüd juba 15 aastat sellel tuuril osalenud, siis 15 aastaga ma olen ikka päris korraliku arengu ka teinud, et kuidas see asi üles on ehitatud ja loomulikult arengukohti on, aga nii Rakvere kui Tartule vähemalt minu poolt küll kiidusõnad, et on hästi hakkama saadud. Mis on siis huvitav, esimene etapp Rakveres, Korotkov Piik esimesed, enne Muist Lepp, uus paa, Siim Ennevõist, Kriskalis Lepp, olid teised. No minu jaoks, ütleme, väga huvitav finaal oli see sellepärast, et Siim, Urmase eelmine paariline oli kohe vastas ja ma väga lootsin, et Siim ka ikkagi Lepaga saab oma mängu käima, et ta on nagu tippkarussellis edasi ja no tundub, et Lepa puhul ta sai omale päris sobiva paarilise ja algus on olnud ilus. Jaa, absoluutselt, nad näitasid seal väga kindlat mängu, et nad päris kindlaid võite said, samas said ka nappe ja siuke võitluslikke võite, et vist seal samas võitsid poolfinaalis Kolojanit, väga hea mäng oli nende poolt, Siim pani seal jah, vist 10 plokki, et ma arvan küll, et neil on väga hea potentsiaal sinna häid tulemusi ka edaspidi teha. Tartus vist jäi Lepp natukene kehvemaks mingil põhjusel ja ei olnud ka Siimu mäng päris nii hea ja seal nad siis 4 parema sekka ei jõudnud, aga kui me Rakvere etapi veel lõpetame, siis Nuut Maidle 3. koht ja mis on minu jaoks võib-olla ikkagi suurim üllatus olnud, eelmise aasta Eesti meistrid Kolojaani, kellest juba korra juttu oli, sel hooajal veel poodiumile jõudnud 2 4. kohta neile. Tundub, et nad ikkagi
kuigi nii nagu Dima siin ütles ka, et nad ei ole vist ise veel päris see, mis nad olla võiksid kindlasti, aga samas kui ikkagi 2 etapil jääb poodiumilt välja, siis järelikult on konkurendid korralikud olnud. Naistest Rakveres Kuivanen Jürgenson, meie noored, võtsid veenva võidu, Kuuse Maiste küll kohati hakkasid vastu saama, aga suures plaanis ikkagi kindel teine koht neile, Kuuse Maiste siis ka eelmise aasta finaali vastased olid Kuivanen Jürgensonil Eesti meistrivõistlustel. Ja 3. koht, väga huvitav, Renate Pikk ja Judith Kure-Pohhomov, paar, kes mängis mõned aastad tagasi koos, omas päris suuri plaane ja eelmisel aastal nad enam koos ei mänginud. Nüüd huvitaval kombel esimesel etapil taas koos ja kuigi tundub, et ega nad nüüd liiga tõsiselt vist hetkel enam rannavoolega ei tegele, aga Eestis piisavalt ikkagi tasemel, et võtta 3. koht ära. Ja Tartu etapp, esimene koht, Karl Maidla ja Mihkel Nuut. Elu esimene võit Kilingi-Nõmme paarile. Nad on küll nüüd mänginud juba, ma ei tea, kas 10 aastat GP-sarja umbes, sisuliselt kogu aeg koos. Ühe etappi, ma tean, eelmine aasta näiteks mängis ju Maidle Urmasega, Pärnus Petronasega, see ei olnud GP-etappi nimekirjas, selle nad võitsid ära, aga esikoht, 2-1 võit, Korotkov Piigi üle, tundus küll, et Urmas ja Dima lähevad oma teed, aga tuli mingi murrang sinna sisse ja Nuut Maidla mäng Tartus aplausi väärt kindlasti, et mina ei uskunud, et nad nii hästi suudavad mängida ja läbi turniiri nii stabiilselt. Dima, kas sulle ka see oli üllatus? Nende võiti või meie kaotus? No nende võit, jah. Ei olnud. Seal ikkagi, esiteks nemad oskavad mängida küll ju. Ja seal on see plats ka soosis ja see, mis nad poolfinaalis mängisid, et see oli ikkagi imetlusväärne, et kui Mikkel läheb lööma seal 3 meetri peal, ta võrdab 5. meetrile, vau. See on nagu nii võimas oli, et ei ole midagi öelda. Ja nende puhul siis on Karl Maidla käib talvel natuke rannavoolet tegemas, aga mõlemad ikkagi eelmisel veel talve või sisehooajal mängisid Tallinna Ülikooli eest esiliigat, et Mihkel liiga palju rannas ei käinud. Selles suhtes oli ka huvitav, et nad on nii varakult jõudnud ikkagi nii heasse seisu. Ja vist see Tartu tugev rand ka või see põhi, et nad on mõlemad oskavad kõva pinnase peal hästi mängida, tundus, et see ka aitas neid hästi. Igatahes huvitav vaata, mis saab Nuut Maidlast edasi, kas selline võit on. Mul on alati tundunud, et nad on olnud natuke vaimselt ebakindlad mingites tähtsates mängus. Kui nüüd esimene võit käes, teinekord see vabastab mingisuguse sellise pinge, mis aitab edasi ka suuri mänge hästi mängida. Ma räägin üksinda siin, see on tore. Võtan kokku Eesti rannavooles toimuma, head sõbrad. Ja mul on ka publikus 4 inimest, kes kuulavad, mida ma asjast arvan. Ja Urmas ja Dima teisete poolfinaalis Iceburs Renitsi üle võidu mehed, kes olid siis Jurma MK-etapil ka tegelikult kvalifikatsioonis osalemas. Teie jaoks oli see vist päris hea võit kokkuvõttes? Ja seal õnnestus meil oli konkreetsed ja surusime algus lõpuni. Ja kui ma vaatasin seda osalejate nimekirja, siis minu jaoks oli kohe peas, et okei, et need on tõenäoliselt kõige tugevam paar sellel võistlusel nii-öelda, kuidagi vaimselt nagu mõtlesin sellele ja kui vaatasin, et okei, et nad tulevad poolfinaalis vastu, siis valmisolek oli kuidagi ülihea. Et nad tulid minu peale servima ka, ma arvan, et mu see side-out oli seal väga korralik, serviga surusime, kõik asjad nagu toimisid väga hästi, et see oli kindlasti selle turniiri kõige parem mäng ja võib-olla ma enda poolt vaatan võib-olla terve hooaja kõige parem mäng, et selles osas nagu tundus, et olime just heas kohas, aga siis ma ei ütle, et me finaalis halvasti mängisime, aga kindlasti me nii hästi ei mänginud. Nuut Maidla vasakukäelised mehed ja nemad siis said Kollo Jaanist jagu poolfinaalis, tundus, et neile ka, et see oli juba nii suur võit ja siis selle hea emotsiooni pealt jätkasid finaalis. Dima, millest seal mängu lõpus teil finaalis puudu jäi Nuut Maidla vastu? Tulid sellised vead sisse, mis mängu ära otsustasid? Jah, tulid, natukene jäi puudu sellist võib-olla, minu puhul on sellise võib-olla kaines peast. Kaine mõistusest, jah. Et seal oli palju seal nagu tegelemist minu kehaga, et keha oli hästi väsinud ja siis lõpus läks nagu selle tasavägiseks, siis läks nagu emotsionaalseks ka juba nagu sees poolt, siis oli üsna pimeduse rünnates ja sellestki jäigi mis puudu, et seal mõned momendid, mis ma lõin auti, et seal sisse oleks kukkunud pall, siis oleks ilmselt tulemas hoopis teine. Üks huvitav pallivaatuse ka seal lõpus, kus Mihkel Nuut vist sisuliselt tribüünilt tõi palli ära ja mängu, et siuksed asjad otsustavad ka tihti, kui sa saad mingil tähtsal hetkel siukse emotsionaalselt väga magusa punkti. Ja nad olid väga heas voos ka, et
kuidagi serv õnnestus neil hästi ja rünnakul olid väga tublid ja hakkasid kaitsjad mängima ja seal, mis nad kombineerisid väga hästi, klappisid meie nagu rünnakuga ja Kas sa mäletad, keda me Tiima võitsime suga Eesti meistrivõistluste veerandfinaalis 2 aastat no tagasi? absoluutselt. Kes need olid? Ütle inimestele ka võib-olla. See on Mihkel ja Karl, jah. Mihkel Nõud, Karl Maidla. Mhm. Mina võin ka öelda, et minu tase aastatega tõuseb, kui need paarid, kelle vastu ma olen kunagi mänginud ja ka mõne võidu saavutanud, kui nemad hakkavad kõrgemale jõudma. Ja. See on ka tore ja kindlasti mainimist väärt. Naistest räägime ka, Tartu turniir. Tulid leedulannad, nägid ja võitsid, finaalis olid siis 2 Leedu paari, need on Leedus kusjuures kuskil 6., 7., 8. paar, et Leedu ikkagi naiste rannavoole tase, kes teeb tõsiselt, kas siis päris professionaalselt või töö kõrvalt aastaringselt, neid on päris palju, et me nägime siin ka, et Leedu nad said siis ju Kuivan Jürgensoni üle poolfinaalis võidu ja lõpuks mängis finaalis omavahel, Kuivan Jürgenson 3. ainus Eesti paar, kes pääses 4 parem hulka ja Soome noored, kes väga ägedalt minu arust mängisid, said 4. koha, et ma ei tea, palju see nüüd Eesti naiste hetke tasemest räägib, aga võib-olla see räägib siis rohkem sellest, et Leedus, Lätis ja ka Soomes on lihtsalt naiste rannavõrkpall kuidagi päris heas seisus, et meil ei ole nii tummiseid paare väga palju, kes tõsiselt rannavoolele keskenduksid. Sa tõid seal ise ka ju välja, et Leedus, ma saan aru, ei ole saali võrkpallikoondist naistel. Just. Et ma mõtlen, et kui Eestis ka seda näiteks ei oleks, siis oleks ilmselgelt ka meil pilt teistsugune, et see kindlasti mõjutab nagu paratamatult. Ütleme jah, Leedu rannavõrkpalli kõige suurem sponsor on nende saali võrkpallikoondis, mida ei ole enam eksisteerinud pikka aega. Aga see tõesti, mul on Leedu kontakt on olemas kodus, et kuidas nagu Leedu võrkpalliinimesed ikkagi ahetavad, et neil ei ole saali võrkpallikoondist ei meestel ega naistel juba pikki aastaid olnud, kuigi mängijaid ju tegelikult, kes mängivad mõned ka välismaal, on olemas, et see on päris karm, aga samas see tõesti loob eelduse, et rannavõrkpall on oluliselt suuremas pildis ka näiteks alaliidu enda tegemistes, et seal nagu kajastatakse kohaliku rannavõrkpalli, kohalike rannavõrkpalli mängijate tegemisi ka välisturniiridel kordades paremini kui Eestis, et seal on see ikkagi väga suur asi, kui mängivad Raupeliite oma paarilise Paulikienega mängivad suurt etappi, et alati antakse märku, millal, kus, kuidas ja on ka tõesti Leedus need võrkpallisõbrad kõik selle rannavoole taga, sest lihtsalt suvel sul mingit saalikoondist ei olegi, et see on hästi huvitav nähtus, jah. Minu arust oli päris huvitav eelmine aasta, kui Klaipedas korraldi see maailmakõrge etappi, siis seal oli, nägin ainult pilti, ma koha peale kahjuks ei olnud, aga seal oli puupüsti täis. Rahvast oli nii palju, et see on äge. Ja tulemus näitab ka, et tegelikult kuhu sa panustad, see nagu kasvab, et kui vaatad praegu Leedu naiste võrkpalli maailma tasemel, siis on väga jõuliselt pilti tulnud, et paarid teevad seal väga häid tulemusi juba. Ma soovitan vaadata Paulikiene ja Raupeliite on pea 2-meetrine plokimängija, ta on minust MK Karussellis kõige pikem rannavõrkpallur naistest ja Monika Paulikienega tal kõrval üliosav mängija, et selline huvitav paar on mida MK Karussellis ja ka Jurmalas sai vaadata. Aga samuti ju meeste paarid ka on ju väga nagu korralik tasel ja pääsesid ju Euroopa meistrivõistlustele ka, kui ma ei eksi. Üks paar vist pääses, jah. No vot, sellised mõtted siis hetkel. Järgmine etapp Jõekäru rannakeskuses sel samal nädalavahetusel Valeri Maksimovi mälestusturniir. Urmas, kuidas ettevalmistused meil lähevad? Kontrolli all. Ilmaga on kõige suuremad läbirääkimised, aga need räägime ka ära. Tahab nagu vihma natuke tulema hakata? Tahab natuke, laupäev lubab, aga ei midagi hullu, ma loodan. Ja ma arvan, et suures plaanis oleme siin päris korralikult ettevalmistanud ja tuleb eriline ja äge etapp. Selge, seda on ka rõõm kuulda. Ma ütlen ära ka, et Valeri Maksimovi mälestusturniir, miks sai pandud, Valeri siis eelmisel aastal meie seast lahkus, aga tema on see, tänu kellele Eestis hakati rannavõrkpalli turniire korraldama. See oli tänaseks siis juba 37 aastat tagasi, 1986 kas vist oli see aasta ja tema oli ka see, kes juba Nõukogude Liidu lõpuperioodil viis siis Eesti paarid kui Nõukogude Liidu paremad paarid välismaal, et täitsa ka teisele poole ookeani Brasiiliasse mängima suurturniire, mis toona tundus päris selline uskumatu ettevõtmine, et keegi üldse võiks Nõukogude Liitu sellisel uuel ajal nagu rannavõrkpallis kuskil kaugel esindada ja et need oleksid veel eestlased, et ma usun, et Valeri on seda turniiri väärt ja me üritame siis anda oma panus, et see saaks ka lahe hoolimata ilmast. Ja mis siis veel, meil lähevad, Kusti Mart lähevad ära staadi, mängivad seal hästi. Me jälgime nende mänge, et sõbrad, Elite 16 turniir on ikka selles suhtes hästi, et ka kõiki kvalifikatsioonimänge näeb need, kes on registreerinud ennast. Ja väga heas ülekandes, et just.
kõik on hästi koju toodud. täpselt, ja challenge'it meil siis seekord ei olnud? Ei olnud seekord jah, järgmine kord ka ei tule vist või äkki teeme järgmine kord seekord see challenge ära, kui jõuame. Meil oli siis, kui tuleb, siis tuleb. meil oli spordiväline challenge oli kas või midagi, siis meil oli teadmist. lipud ja geograafia. Aga me tegime nahavärvi ju kontrolli. See on minu arust suvel vaatad kõige olulisem asi, mida... Mina kohe kindlasti lähen nüüd päikest võtma. Jaa. See on järgmine, enne staadi. Kindlasti. Et trennis näeme. Aga head sõbrad, kes tulevad nädalavahetusel Jõekäru rannakeskusse, mis meil Tallinna külje all asub ja kus me turniiri teeme, siis meil on 5, head sõbrad, meil on 5 Kusti Nelvaku särki, mis Kusti meile andis, nii et nädalavahetusel olge kohal ja kindlasti on teil võimalus Kusti Nelvaku särgiga koju minna, kui te olete aktiivsed. Ja kui lihtsalt on ka loosis õnne. Et igal juhul tulge kohale juba sellepärast, kui isegi rannavõrkpall nii palju ei huvita, aga tahaks korralikku maikat, millega kas või jõusaalis käia. Head kuulajad, siis tulge läbi, meil on Kusti maikat saadaval. See on äge, et sa neid välja panid, aitäh sulle. No sa küsisid. Elu on lihtne. Elu on lihtne. Kui oskad küsida, siis küll ka inimesed appi tulevad. Ma ei tea, kas meil on lõpusõnade aeg. Mart, Kusti, Tiima, Urmas on veel midagi, mis on südamel või hakkame otsi kokku tõmbama? No tõmbame kokku vist ja siin on jutustatud küll juba, Karl eriti on siin kindlasti. Sellepärast sa annadki sõnad teistele ja lõpuks. Äkki saate ka midagi lõpuks öelda. No väga hea. Aga jah. Hooaeg jätkub, head sõbrad, olge lainel. Me loodame podcasti teha juulikuus jälle. Anname endast parima, et need ajad leida, mil me kõik koos saadaval olema ja ka Nilsi me üritame äkki stuudiosse ikkagi tuua, tal on lihtsalt palju tegemisi. Noor inimene, huvi on, miks mitte. Head sõbrad, aitäh kuulamast, kohtume taas.